9 ööd enne augustiputši algust Moskvas helises Arnold Rüütli kodus telefon kell 3 hommikul. Helistaja ei tutvustanud end, kuid hääl oli tuttav, üks ka koloneltest, kellega Rüütel oli aastaid pidanud ettevaatlikke läbirääkimisi. Arnold Fjodorovitš, teil on veel aega lahkuda, sosistas mees vene keeles. Nad tulevad teie järele. Mitte homme, mitte ülehomme, nad tulevad siis, kui te seda kõige vähem ootate. Ja seekord ei ole see hoiatus, vaid käsk. Telefon katkestati enne, kui Rüütel jõudis küsida, kes täpselt tuleb ja millal. Järgmisel hommikul, kui ta üritas seda numbrit tagasi helistada, vastas talle vaid pidev tuut-tuut. Kas see oli tõeline hoiatus või ka provokatsioon, et sundida teda põgenema ja seega tunnistama süüd? Miks just see kolonel, kes oli varem alati olnud lojaalne Moskvale? Ja kõige olulisem, kui palju aega tal tegelikult veel oli? Eesti Ülemnõukogu esimehe ametis olnud Arnold Rüütel ärkas igal hommikul teadmisega, et see võib olla tema viimane päev vabaduses. Tema kabinetis Toompeal hoiti alati valmis üks väike kohver, vahetusriided, dokumendid ja nimekiri inimestest, keda tuleks viimase hetke saabudes hoiatada. Rüütli isiklik turvamees, endine Nõukogude armee ohvitser, oli talle öelnud: Arnold Fjodorovitš, kui nad tulevad, siis tulevad nad öösel. Nad ei tule üksi ja nad ei küsi luba. See oli suvi 1991 ja Balti riigid olid muutunud pulbritoosiks, kus iga säde võis põhjustada plahvatuse. Moskva oli juba saatnud tanke Vilniusesse ja Riiga, kus inimesed olid hukkunud tänavatel, kaitstes oma televisiooni ja raadiomaju. Rüütel teadis, et Eesti võib olla järgmine. Tema laud oli täis salajasi raporteid ka liikumistest, sõjaväeüksuste ümberpaiknemistest ja nimekirjadest, kohutavatest nimekirjadest inimestest, kes pidid neutraliseeritamat juhul, kui Moskva otsustab lüüa. Tema nimi oli igal nimekirjal esimeste seas. Kuid see, mida Rüütel ei teadnud augustikuu esimestel päevadel, oli see, et Moskvas valmistati ette operatsiooni nimega Torm, mille eesmärk oli taastada täielik kontroll Balti vabariikide üle. KGB arhiivides, mis avati alles 2021. aastal, leiti dokument, mis kandis koodnime Objekt Alfa 7. See objekt oli Arnold Rüütel. Dokumendis kirjeldati üksikasjalikult plaani tema vahistamiseks, tema perekonna isoleerimiseks ja tema avalikuks kohtu alla andmiseks televisioonis, kus ta pidanuks tunnistama rahvusliku separatismi kuritegusid. Operatsiooni pidi läbi viima spetsiaalne kruuüksus, kes oli juba paigutatud Tallinna lähedale Tapa sõjaväebaasi. Neil oli käsk tegutseda kiiresti ja vaikselt, Rüütel pidi kaduma ühel ööl ja ilmuma tagasi alles siis, kui ta oli ümber kasvatatud. Aga mis juhtus selle plaaniga? Miks Rüütel ei kadunud kunagi? Ja mis oli see üks otsus, mille ta tegi augustikuu keskpaigas, mis päästis mitte ainult tema enda elu, vaid võib-olla kogu Eesti iseseisvuse? Rüütli lähim nõunik, mees, kes soovis jääda anonüümseks kuni oma surmani 2021. aastal, rääkis oma viimases intervjuus midagi, mis muudab kogu loo. Arnold ei maganud öösiti, ütles ta, hääl värisedes isegi 30 aastat hiljem. Ta istus oma kabinetis ja kuulas raadiot, mitte Eesti raadiot, vaid lühilaineid Moskvast, Leedust, Lätist, isegi Poolast. Ta püüdis mõista, millal see juhtub. Ja siis, ühel ööl augusti alguses, ta kuulis midagi, mis pani ta külmaks jooksma. Vene sõjaväeraadios oli lühike teade, üksused liiguvad positsioonidele. Operatsioon algab 3. signaalil. Arnold teadis, et see tähendab. Ta teadis, et tal on võib-olla 24 tundi, võib-olla vähem. Aga mida ta tegi nende 24 tunniga? Kas ta põgenes? Kas ta peitis end? Ei. Ta tegi midagi, mida keegi ei oodanud, midagi nii julget ja nii hullumeelset, et isegi tema lähimad liitlased arvasid, et ta on kaotanud mõistuse. Augusti 21. päeval 1991. aastal, kui maailm ärkas uudisega, et Moskvas on alanud riigipööre ja Mihhail Gorbatšov on isoleeritud Krimmi tatsas, istus Arnold Rüütel Toompea lossis ja vaatas aknast välja. Tänavatel ei olnud veel tanke, kuid ta teadis, et nad tulevad. Tema telefon helises katkematult, helistasid välisministrid, diplomaadid, ajakirjanikud, hirmunud kodanikud. Kõik küsisid sama küsimust, mis te nüüd teete? Rüütel ei vastanud kohe. Ta vaatas kaarti Eestist, mis rippus tema kabineti seinal ja nägi kõiki punaseid märke, sõjaväebaasid, kappkontorid, strateegilised punktid, kus Nõukogude väed olid koondunud.
Ta teadis, et kui ta teeb ühe vale sammu, kui ta ütleb ühe vale sõna, siis võivad need punased märgid muutuda verelompideks. Aga ta teadis ka, et kui ta ei tee midagi, kui ta lihtsalt ootab ja loodab, et torm möödub, siis on Eesti kaotatud. Ja nii ta tegi otsuse, mis tundus paljudele enesetapulik, ta otsustas jääda. Mitte ainult jääda, vaid astuda välja ja rääkida. Avalikult. Kogu rahva ees. Ja öelda sõnad, mis võisid teda tappa. Aga enne kui me jõuame selleni, mis juhtus augustikuu 21. ja 22. päeval, peame mõistma, kes oli Arnold Rüütel ja miks just tema oli see mees, keda Moskva kartis rohkem kui kedagi teist Eestis. Rüütel ei olnud radikaalne revolutsionäär nagu Balti riikide mõned teised liidrid. Ta ei olnud mees, kes hüüdis tänavatel loosungeid või põletas Nõukogude lippe. Vastupidi, ta oli olnud osa süsteemist, töötanud põllumajandusministrina, olnud Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees. Ta teadis, kuidas süsteem toimib, teadis, kus on võimukandjad, teadis, kuidas rääkida Moskvaga nii, et nad kuulaksid. Aga just see tegi temast ohtliku. Sest Moskva ei kartnud mässajaid, neid sai lihtsalt vahistada ja vaikima panna. Moskva kartis inimesi, kes mõistsid süsteemi seestpoolt ja oskasid seda kasutada süsteemi vastu. Ja Rüütel oli täpselt selline mees. Tema tee võimule oli olnud pikk ja keeruline. Sündinud 1928. aastal Saaremaal, väikeses talus, kus elektrit ei olnud ja lähim kool oli 10 kilomeetrit kaugusel, kasvas Rüütel üles maailmas, kus Nõukogude võim oli absoluutne ja igavene. Tema vanemad olid lihtsad talunikud, kes olid näinud Eesti iseseisvust enne sõda ja kaotanud sellepärast sõda. Nad ei rääkinud palju poliitikast, see oli ohtlik, kuid väike Arnold kuulis nende vaikuses rohkem kui sõnades. Ta kuulis igatsust millegi järele, mis oli kadunud. Ja see igatsus jäi tema südamesse. Kui ta läks kooli ja hiljem ülikooli, õppis ta mängima mängu, olema piisavalt lojaalne, et mitte kahtlust äratada, kuid mitte kunagi unustada, kes ta tegelikult on. See oli ohtlik tasakaal, mida paljud ei suutnud hoida. Aga Rüütel suutis. Tema karjäär Nõukogude süsteemis oli edukas. Ta tõusis kiiresti, sai põllumajanduse spetsialistiks, seejärel ministriks. Moskva usalas teda, sest ta näis olevat pragmaatiline, mitte ideoloogiline. Ta ei rääkinud iseseisvusest, ta rääkis efektiivsusest, majandusest, rahva heaolust. Aga need, kes tundsid teda lähedalt, nägid midagi muud. Nad nägid, kuidas ta aeglaselt, väga aeglaselt hakkas ehitama võrgustikku inimesi, kes mõtlesid nagu tema, kes ootasid õiget hetke. 80. aastatel, kui Gorbatšovi glasnost ja perestroika avasid väikese prao Nõukogude süsteemis, oli Rüütel valmis. Ta ei tormanud läbi selle prao nagu mõned teised. Ta laiendas seda ettevaatlikult, samm-sammult, kuni see muutus ukseks. 1989. aastal, kui Balti riigid moodustasid inimketi Tallinnast Vilniuseni, 2 miljonit inimest, kes hoidis kätest kinni ja nõudis vabadust, oli Rüütel juba Eesti Ülemnõukogu esimees. Ta ei organiseerinud seda ketti, kuid ta toetas seda. Avalikult, selgelt, vaatamata Moskva hoiatustele. See oli esimene kord, kui ta näitas oma tõelist nägu. Ja Moskva märkas. KGB raportid tema kohta muutusid tihedamaks, kriitilisemaks. Teda nimetati ohtlikuks natsionalistiks, varjatud separatistiks, mõjuagendiks. Need olid sildid, mis tavaliselt eelnesid vahistamisele. Aga Rüütel oli liiga nähtav, liiga populaarne, et lihtsalt kaduda. Vähemalt mitte veel. Moskva pidi ootama õiget hetke. Ja see hetk näis tulevat 1991. aastal. Jaanuaris 1991. aastal, kui Nõukogude väed ründasid Vilniuse televisioonitorni ja tapeti 14 inimest, helistas Rüütlile Moskva. Hääl telefonis oli külm ja ametlik. Härra Rüütel, me loodame, et te mõistate olukorra tõsidust. Leedu on teinud vea. Me ei soovi, et Eesti teeks sama vea. See ei olnud soovitus. See oli ähvardus. Rüütel vastas rahulikult, diplomaatiliselt, kuid pärast kõne lõppu istus ta oma kabinetis tund aega vaikuses. Tema nõunikud ütlesid hiljem, et nad ei olnud kunagi näinud teda nii kahvatu. Ta teadis, et Vilnius oli hoiatus. Järgmine võis olla Tallinn. Ja kui see juhtuks, siis ei oleks tal enam võimalust manööverdada, läbi rääkida, mängida aega. Tal oleks ainult 2 valikut, alistuda või surra. Aga Rüütel ei valinud kumbagi.
ta valis kolmanda tee, mis nõudis kannatust, närve ja uskumatut riskivõtmist. ta jätkas läbirääkimisi Moskvaga, jätkas naeratamist ja diplomaatilist keelt, kuid samal ajal valmistas ta Eestit ette selleks, mis oli tulemas. ta teadis, et Nõukogude Liit oli hääbuv, kuid hääbuv loom on kõige ohtlikum. ja ta teadis, et kui see loom otsustab lüüa, siis lööb ta kõigepealt neid, kes on kõige lähemal. Eesti oli väga lähedal. Liiga lähedal. Kevadel ja suvel 1991. aastal muutus olukord üha pingelisemaks. Moskva saatis Eestisse rohkem vägesid, rohkem KGB-agente, rohkem nõustajaid. Rüütli liikumisi jälgiti 24 tundi ööpäevas. Tema telefone pealt kuulati. Tema kohtumisi filmiti. Iga tema sõna, iga tema žest analüüsiti. ta elas klaaskastis, kus iga viga võis olla surmaotsus. Aga ta jätkas. ta kohtus välissuursaadikutega, rääkis neile Eesti olukorrast, palus toetust. ta kohtus Eesti rahva esindajatega, kuulas nende muresid, andis neile lootust. ja ta kohtus salaja inimestega, kes võisid aidata, endiste Nõukogude ohvitseridega, kes olid väsinud süsteemist, KGB-agentidega, kes hakkasid kahtlema oma missioonides, isegi mõne Moskva poliitikuga, kes nägid, et vana kord oli suremas. Üks neist salajastest kohtumistest toimus juulis 1991. aastal Tallinnas, väikeses korteris, kuhu Rüütel jõudis läbi tagaukse, ilma oma ametliku turvata. Seal ootas teda mees, kes tutvustas end lihtsalt kui Sergei, endine kolonel, kes oli teeninud Eestis 20 aastat. Sergei oli väsinud, tema nägu oli kortsus ja silmad kurvad. Arnold Fjodorovitš, ütles ta, ma ei ole enam noor ja ma ei usu enam sellesse, millesse ma kunagi uskusin. Aga ma tean asju, mida teie peaksite teadma. Moskvas valmistatakse ette midagi suurt. Ma ei tea täpselt, mis ja millal, aga ma tean, et see puudutab Baltikumi. Ja ma tean, et teie nimi on nimekirjas. Rüütel küsis, mis nimekirjas? Sergei vaatas talle otsa ja ütles vaikselt, nimekirjas inimestest, kes ei tohi ellu jääda, kui operatsioon algab. See oli hetk, mil Rüütel mõistis, et mäng oli muutunud. See ei olnud enam poliitiline võitlus, kus võib võita või kaotada ametit. See oli võitlus ellujäämise pärast. Ja mitte ainult tema enda, vaid kogu Eesti ellujäämise pärast. Sergei andis talle veel ühe teabe, nad ootavad signaali Moskvast. Kui see signaal tuleb, on teil maksimaalselt 24 tundi. Pärast seda on hilja. Rüütel küsis, kuidas ma tean, millal see signaal tuleb? Sergei raputas pead, te ei tea. Keegi ei tea. Isegi need, kes peavad selle andma, ei tea veel. Aga kui see tuleb, tunnete seda. Kogu maailm tunneb seda. Ja nii Rüütel ootas. Iga päev, iga öö, iga tund. Ta ootas signaali, mida ta ei teadnud, kuid mida ta kartis rohkem kui midagi muud. Tema pere oli mures, nad nägid, kuidas ta kaotas kaalu, kuidas ta ei maganud, kuidas ta muutus üha vaiksemaks ja suletumaks. Aga ta ei rääkinud neile, mis oli tulemas. Kuidas ta saanuks? Kuidas öelda oma naisele, oma lastele, et võib-olla homme, võib-olla ülehomme, tulevad nad ja viivad ta ära? Kuidas öelda neile, et ta võib mitte kunagi tagasi tulla? Ta ei saanud. Nii et ta kandis seda koormust üksi. Augusti 18. päeval 1991. aastal, 3 päeva enne putši algust Moskvas, sai Rüütel veel ühe salajase sõnumi. See tuli läbi kanalit, mida ta oli kasutanud ainult kõige kriitilisemates olukordades, ühe Soome diplomaadi kaudu, kes oli tema vana sõber. Sõnum oli lühike, torm tuleb. 3 päeva pärast. Ole valmis. Rüütel luges seda sõnumit 10 korda, seejärel põletas ta selle. Ta teadis, et see oli see. See oli signaal, mida ta oli oodanud. Aga mis ta pidi tegema? Põgeneda. Kuhu? Soome. Rootsi. Ja jätta Eesti maha. Jätta kõik need inimesed, kes usaldasid teda, kes lootsid temale. Ei. Ta ei saanud. Ta ei tahtnud. Isegi kui see tähendas surma, ta pidi jääma. Aga jäämine ei tähendanud passiivsust. Rüütel hakkas valmistuma. Ta kutsus kokku oma lähimad nõunikud, väikese grupi inimesi, keda ta usalas absoluutselt. Ta rääkis neile, mis oli tulemas, ja küsis, kas nad on valmis jääma koos temaga. Kõik ütlesid jah.
mõned neist nutsid, kuid kõik ütlesid jah. Seejärel hakkas ta koostama plaani, mitte põgenemise plaani, vaid vastupanuplaani. Kui Moskva saadab tanke, kui nad tulevad tema järele, siis ta ei lähe vaikselt. Ta teeb seda avalikult, nii et kogu maailm näeks. Ta muudab oma vahistamise poliitiliseks katastroofiks Moskvale. See oli riskantne, võib-olla isegi hullumeelne, aga see oli ainus viis. Augusti 21. päeval, kui uudis Moskva putšist jõudis Tallinna, oli Rüütel oma kabinetis. Ta ei olnud maganud kogu öö, oli kuulanud raadiot, oodanud. Ja kui see uudis tuli, tundis ta korraga kergendust ja hirmu. Kergendust, sest nüüd ta teadis, see oli see hetk. Hirmu, sest nüüd ei olnud enam tagasiteed. Ta pidi tegutsema. Kohe. Ta võttis telefoni ja hakkas helistama välisministritele, ajakirjanikele, rahvusvahelistele organisatsioonidele. Ta ütles kõigile sama, Eesti on ohus. Nõukogude väed võivad iga hetk rünnata. Maailm peab teadma. Maailm peab nägema. Ja siis ta tegi midagi, mida keegi ei oodanud. Ta läks televisiooni. Augusti 21. päeva õhtul, kui Moskvas olid tänavad täis tanke ja Gorbatšov oli isoleeritud, ilmus Arnold Rüütel Eesti televisiooni ekraanile. Ta oli kahvatu, väsinud, kuid tema hääl oli kindel. Ta rääkis otse rahvale, otse kaamerate ees, teades, et Moskva vaatab, teades, et KB vaatab, teades, et iga tema sõna võib olla tema viimane. Ta ütles, Eesti rahvas, me oleme jõudnud hetke, mil me peame valima. Kas me alistume jälle, kas me läheme tagasi pimedusse, või kas me seisame ja võitleme oma vabaduse eest? Ma olen teinud oma valiku. Ma jään siia. Ma jään teie juurde. Ja ma kutsun teid üles tulema Toompea lossi juurde, tulema kaitsma meie parlamenti, meie vabadust. Tulge rahulikult, tulge väärikalt, aga tulge. Näidake Moskvale, näidake maailmale, et Eesti ei alistu. Need sõnad olid enesetapukäsk. Rüütel teadis seda. Tema nõunikud teadsid seda. Aga ta ütles need ikkagi. Ja mis juhtus järgmisena, oli midagi, mida keegi ei osanud ennustada. Inimesed tulid. Mitte sadu, vaid tuhandeid. Nad tulid Toompea lossi juurde, moodustasid inimkilbi, seisid seal kogu öö. Nad laulsid, nad palusid, nad ootasid. Ja Rüütel oli nende keskel, mitte lossis, vaid tänaval, nende seas. Ta teadis, et kui tankid tulevad, siis surevad nad kõik koos. Aga ta teadis ka, et see oli ainus viis muuta Eesti vabadus nii nähtavaks, nii avalikuks, et Moskva ei saaks seda lihtsalt ära võtta ilma, et kogu maailm näeks. Aga kas tankid tulid? Kas Rüütel vahistati? Kas see operatsioon, torm, mis oli planeeritud tema vastu, kunagi toimus? Ja kui ei, siis miks? Mis peatas Moskva käe? Kas see oli rahvusvaheline surve? Kas see oli hirm maailma reaktsiooni ees? Või oli seal midagi muud, midagi, mida me ei tea siiani? Arhiivid räägivad ühte lugu, aga tunnistajad räägivad teist. Ja tõde võib olla kuskil nende vahel, varjus, ootamas, et keegi selle leiaks. Augusti 22. päeva hommikul, kui päike tõusis Tallinna kohal, seisis Arnold Rüütel ikka Toompea lossi juures, ümbritsetud tuhandetest inimestest. Ta oli ärkvel juba 36 tundi, tema silmad olid punased väsimusest, kuid ta ei läinud ära. Ta ei saanud. Sest ta teadis, et see öö ei olnud lõpp, vaid algus. Algus millegi jaoks, mis võis olla kas Eesti uus vabadus või Eesti lõplik allakäik. Ja ainult aeg näitaks, kumb see oleks. Aga üks asi oli kindel, Arnold Rüütel oli teinud valiku, millest ei olnud tagasiteed. Ta oli pannud oma elu, oma perekonna, oma kõik panusele. Ja nüüd ta pidi ootama, kas see panus tasub end ära või kas see lõpeb katastroofiga. Kas te oleksite suutnud teha sama valiku? Kas te oleksite jäänud, teades, et iga hetk võib olla teie viimane? Või kas te oleksite põgenenud, päästnud oma elu, aga kaotanud oma hinge? Augusti 22. päeva keskpäeval, kui Toompea lossi ümber seisis ikka veel tuhandeid inimesi, saabus Rüütli kabinetti sõnum, mis pani tema südame peatuma. See oli lühike teleks Moskvast, ametlik, külm, Balti vabariikide juhid peavad viivitamatult lõpetama provokatsioonid ja taastama korra. Vastasel juhul võetakse kasutusele kõik vajalikud meetmed. See ei olnud enam hoiatus. See oli ultimaatum. Rüütel luges seda 2 korda, seejärel andis selle oma nõunikule. Mis see tähendab, küsis nõunik.
Rüütel vaatas aknast välja, kus inimesed seisid rahulikult, mõned laulsid, mõned palusid. See tähendab, et nad tulevad, vastas ta vaikselt. Küsimus on ainult, millal. Aga Rüütel ei jäänud ootama. Ta teadis, et iga tund, iga minut oli oluline. Ta võttis telefoni ja helistas Läti ja Leedu juhtidele, Anatolis Korbunovsile ja Vitautasele Landsbergisele. Nad olid samas olukorras, sama ohu all. Nad leppisid kokku, et nad teevad ühise avalduse, kõik 3 Balti riiki korraga, ühel häälel. See oli riskantne, sest see tähendas, et nad kõik olid ühes paadis. Kui Moskva otsustab lüüa, siis lööb ta kõiki. Aga see tähendas ka, et nad olid tugevamad koos. Ja et maailm ei saanud neid ignoreerida. Augusti 23. päeva varahommikul, kui Moskvas hakkas putš lagunema ja putšistid kaotasid kontrolli, tegi Rüütel veel ühe julge sammu. Ta kuulutas välja Eesti iseseisvuse taastamise. Mitte tulevikus, mitte pärast läbirääkimisi, vaid kohe, siin ja praegu. See oli hetk, mida Eesti oli oodanud 50 aastat. Aga see oli ka hetk, mis võis lõppeda veresaunaga, kui Moskva otsustab reageerida jõuga. Rüütel seisis Toompea lossi rõdul, vaatas alla tuhandete inimeste peale, kes karjusid ja nutsid rõõmust ja tundis korraga uhkust ja hirmu. Uhkust, sest ta oli seda hetke aidanud luua. Hirmu, sest ta teadis, et see hetk võis olla lühike, väga lühike. Aga midagi imelikku juhtus. Tankid ei tulnud. Nõukogude väed, kes olid koondunud Tallinna ümber, ei liikunud. KGB-agendid, kes olid jälginud Rüütlit kuid ja aastaid, kadusid lihtsalt. Oli nagu keegi oleks vajutanud pausinuppu. Rüütel ei uskunud seda esialgu. Ta ootas, et iga hetk võib tulla käsk, et väed liiguvad, et operatsioon algab. Aga päevad möödusid ja midagi ei juhtunud. Moskva oli vait. Liiga vait. Ja see vaikus oli kohutavam kui ükski ähvardus. Hiljem, kui arhiivid avati, selgus, et augusti 23. päeval oli Moskvas toimunud midagi, mis muutis kõike. Putšistid olid vahistatud, Gorbatšov oli tagasi võimul ja kõige olulisem, sõjaväe juhtkond oli keeldunud täitmast käsku rünnata Baltikumi. Mitte sellepärast, et nad oleksid olnud demokraadid või vabaduse toetajad, vaid sellepärast, et nad nägid, et putš oli läbi kukkunud ja et iga järgmine verevalamine teeks nende olukorra ainult hullemaks. Üks endine kindral, kes oli seal koosolekul, rääkis hiljem, me teadsime, et kui me saadame tanke Tallinna, siis surevad inimesed. Palju inimesi. Ja kogu maailm näeb seda. Ja siis oleme meie need, kes kaotavad. Mitte Eesti, vaid meie. See oli külm, pragmaatiline kalkulatsioon. Aga see päästis tuhanded elud. Sealhulgas Arnold Rüütli elu. Aga Rüütel ei teadnud sellest veel. Ta elas ikka hirmuga, et iga hetk võib olla viimane. Ta magas oma kabinetis, mitte kodus, sest ta kartis, et kui ta läheb koju, siis võivad nad tulla tema pere järele. Ta sõi vähe, rääkis vähe, naeratas veel vähem. Tema nõunikud olid mures, nad nägid, kuidas ta kulutas end, kuidas ta ohverdas oma tervise, oma rahu, oma kõik. Aga ta ei peatunud. Ta ei saanud. Sest ta teadis, et Eesti vabadus oli ikka veel habras, väga habras. Üks vale samm, üks vale sõna ja kõik võis kokku variseda. Septembris 1991. aastal, kui Eesti iseseisvust hakkas tunnustama üks riik teise järel, hakkas Rüütel lõpuks hingama. Mitte täielikult, mitte rahulikult, aga vähemalt ta teadis, et kõige hullem oli möödas. Moskva ei tulnud. Tankid ei tulnud. Operatsioon Torm jäi toimumata. Aga miks? Kas see oli ainult putši ebaõnnestumine? Kas see oli rahvusvaheline surve? Või oli seal midagi muud? Üks endine KGB-ohvitser, kes nõustus rääkima anonüümselt 2010 aastal, paljastas midagi huvitavat. Operatsioon Torm oli tõesti planeeritud, ütles ta. Kõik oli valmis. Üksused olid paigas, nimekirjad olid koostatud, käsud olid antud. Aga siis, augusti 23. päeval, tuli käsk kõik peatada. Mitte tühistada, vaid peatada. Nagu keegi oleks tahtnud hoida seda võimalust alles, juhuks kui olukord muutub. Aga see käsk ei tulnud Moskvast. See tuli kuskilt mujalt. Kust? Kes andis selle käsu? Ohvitser ei teadnud või ei tahtnud öelda. Aga see küsimus jääb õhku, kas oli keegi, kes töötas varjus, kes aitas Baltikumil pääseda.
Keegi, kelle nime me ei tea siiani. Rüütel ise ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Kui teda küsiti intervjuudes, kuidas ta suutis ellu jääda, kuidas Eesti suutis vabaks saada, vastas ta alati sama: see ei olnud minu teene. See oli Eesti rahva teene. Nad tulid tänavatele, nad seisid, nad ei kartnud. Ja maailm nägi seda. See oli tõsi, aga see ei olnud kogu tõde. Sest Rüütel oli see, kes kutsus nad tänavatele. Ta oli see, kes võttis riski. Ta oli see, kes pani oma elu panusele. Ja ilma temata võib-olla ei oleks neid tuhandeid inimesi tulnud. Võib-olla oleks Eesti alistunud jälle, nagu ta oli alistunud 50 aastat tagasi. Aga oli ka neid, kes kritiseerisid Rüütlit. Kes ütlesid, et ta võttis liiga suure riski, et ta pani ohtu mitte ainult oma elu, vaid tuhanded teised elud. Kes ütlesid, et kui Moskva oleks otsustanud rünnata, siis oleksid Toompea lossi juures seisnud inimesed olnud esimesed ohvrid. Ja et see oleks olnud Rüütli süü. Need kriitikud ei olnud valed. Risk oli tõesti tohutu. Aga Rüütel uskus, et see oli ainus viis. Ja ajalugu näitas, et ta oli õigus. Aga kas ta oleks olnud õigus, kui asjad oleksid läinud teisiti? Kui tankid oleksid tulnud? Kui inimesed oleksid surnud? Kas siis oleks ta olnud kangelane või kurjategija? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mida me peame küsima, kui me tahame mõista, mis juhtus 1991. aastal. Sest see, mis juhtus, ei olnud paratamatu. See ei olnud ette määratud. See oli inimeste valikute tulemus, Arnold Rüütli valikute, Eesti rahva valikute, aga ka nende valikute, kes otsustasid mitte rünnata, mitte tulistada, mitte tappa. Ja me peame mõistma neid valikuid, kui me tahame mõista, kuidas väike riik suutis vastu seista suurele impeeriumile ja võita. Oktoobris 1991. aastal, kui Eesti oli juba tunnustatud iseseisvana, istus Rüütel oma kabinetis ja vaatas kaarti, mis rippus seinal. Punased märgid, sõjaväebaasid, kontorid olid ikka seal. Nõukogude väed ei olnud lahkunud. Nad olid ikka Eestis, tuhandeid sõdureid, sadu tanke. Ja Rüütel teadis, et kuni nad on seal, ei ole Eesti tõeliselt vaba. Aga ta teadis ka, et nende väljaviimine võtab aega, võib-olla aastaid. Ja et see võitlus ei ole veel läbi. See on alles algus. Aga sel hetkel, kui ta istus seal üksi, tundis ta midagi, mida ta ei olnud tundnud, kuid ta tundis lootust. Lootust, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, Eesti suudab. Suudab olla vaba, suudab olla iseseisev, suudab olla see, mida ta oli enne sõda ja mida ta võib olla jälle. Ja see lootus andis talle jõudu jätkata, võidelda edasi, mitte kunagi alla anda. Aga mis sai sellest salajasest operatsioonist, Torm? Mis sai nendest nimekirjadest, kus Rüütli nimi oli esimeste seas? Mis sai nendest üksustest, kes olid valmis teda vahistama, võib-olla tapma? Arhiivid räägivad, et operatsioon tühistati ametlikult septembris 1991. aastal. Aga mõned dokumendid kadusid. Mõned failid hävitati. Ja mõned inimesed, kes teadsid liiga palju, surid ootamatult järgmistel aastatel. Kas see oli juhus? Kas see oli loomulik? Või oli seal midagi muud? Üks endine Securitate ohvitser, kes töötas Eestis 80. ja 90. aastatel, rääkis enne oma surma 2018. aastal midagi kummalist. Rüütel ei peaks olema elus, ütles ta. Operatsioon oli perfektne. Kõik oli planeeritud. Aga keegi sekkus. Keegi väga kõrgel. Ma ei tea, kes, aga ma tean, et see ei olnud Gorbatšov. See oli keegi teine. Keegi, kes tahtis, et Baltikum pääseks. Miks? Ma ei tea. Aga see keegi päästis Rüütli. Ja päästes Rüütli, päästis ta Eesti. Kas see on tõsi? Kas oli tõesti keegi, kes töötas varjus, kes aitas? Või on see lihtsalt vandenõuteooria, lugu, mida räägitakse, et anda mõte sellele, mis oli tegelikult lihtsalt õnn? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Sest need, kes teadsid, on surnud. Ja need, kes võivad veel teada, ei räägi. Aga küsimus jääb, kas Arnold Rüütel pääses tänu oma julgusele, tänu Eesti rahva toetusele, tänu rahvusvahelisele survele? Või oli seal midagi muud, midagi, mida me ei näe, midagi, mis jääb varjusse? Ja kas see on oluline?
Kas me peame teadma täpset tõde, et mõista, mis juhtus? Või piisab sellest, et me teame tulemust, et Eesti sai vabaks, et Rüütel jäi ellu, et tuhanded inimesed, kes seisid Toompea lossi juures, ei pidanud surema? Võib-olla piisab. Aga võib-olla mitte. Sest kui me ei tea tõde, siis me ei saa õppida sellest. Ja kui me ei õpi, siis me võime korrata samu vigu tulevikus. Arnold Rüütel elas pärast 1991. aastat veel 30 aastat. Ta oli Eesti president 2001 kuni 2006. Ta nägi, kuidas Eesti ühines Euroopa Liidu ja NATOga. Ta nägi, kuidas Eesti muutus üheks edukaimaks riigiks endises Nõukogude Liidus. Aga ta ei rääkinud kunagi palju sellest, mis juhtus 1991. aastal. Kui teda küsiti, vastas ta lühidalt, tagasihoidlikult. Nagu see oleks olnud lihtsalt tema töö, mitte midagi erilist. Aga need, kes olid seal, kes nägid, kes teadsid, räägivad teist lugu. Nad räägivad mehest, kes seisis silmitsi surmaga ja ei põgenenud. Kes pani oma elu panusele, et tema rahvas saaks vabaks. Kes tegi valiku, mida paljud ei oleks suutnud teha. Ja kes, tehes selle valiku, muutis ajalugu. Kas te oleksite suutnud teha sama? Kas te oleksite jäänud, kui te teadsite, et nad tulevad teie järele? Kas te oleksite kutsunud inimesi tänavatele, teades, et nad võivad surra? Kas te oleksite riskeerinud kõigega, oma eluga, oma perekonnaga, oma hingega, ühe võimaluse nimel, et teie riik võiks olla vaba? Need on küsimused, mida me peame endale küsima. Mitte sellepärast, et me peaksime vastama neile praegu, vaid sellepärast, et me peame olema valmis vastama neile tulevikus. Sest ajalugu kordub. Ja võib-olla ühel päeval peame meie tegema samu valikuid, mida Arnold Rüütel tegi 1991. aastal. Aga lugu ei lõpe seal. Sest isegi pärast seda, kui Eesti oli kuulutanud iseseisvuse, isegi pärast seda, kui Moskva oli vait jäänud, oli Rüütel ikka veel ohus. Nõukogude väed olid ikka Eestis. KGB agendid olid ikka aktiivsed. Ja oli neid, kes ei olnud unustanud, kes ei olnud andestanud. Kes ootasid võimalust kätte maksta. Novembris 1991. aastal sai Rüütel veel ühe anonüümse hoiatuse. See tuli kirja teel, lihtsas ümbrikus, ilma saatja aadressita. Kirjas oli ainult üks lause, te arvate, et olete võitnud. Aga mäng ei ole veel läbi. Rüütel näitas seda kirja oma turvameeskonnale. Nad võtsid seda tõsiselt, suurendasid turvameetmeid, kontrollisid kõiki, kes tulid tema lähedale, jälgisid iga kahtlast liikumist. Aga Rüütel ise ei muutnud oma käitumist. Ta jätkas kohtumisi inimestega, jätkas avalikke esinemisi, jätkas oma tööd. Sest ta teadis, et kui ta hakkab kartma, kui ta hakkab peitu pugema, siis on nad võitnud. Isegi kui nad ei tapa teda, nad on võitnud, sest nad on teinud temast vangi tema enda hirmudes. Aga hirm oli seal. Iga päev, iga öö. Hirm, et keegi tuleb, et midagi juhtub. Hirm, et see kõik, vabadus, iseseisvus, lootus, võib kaduda ühe hetkega. Ja see hirm ei kadunud isegi siis, kui aastad möödusid, kui Nõukogude Liit lagunes, kui Venemaa muutus. Sest Rüütel teadis, et mälu on pikk. Ja et on neid, kes ei unusta kunagi. 2010. aastal, peaaegu 20 aastat pärast putši, andis Rüütel ühe haruldase intervjuu, kus ta rääkis natuke rohkem sellest, mis juhtus. Ma ei tea, kas ma tegin õigeid valikuid, ütles ta. Ma tegin valikuid, mis tundusid õiged sel hetkel. Aga kas nad olid õiged? Ajalugu otsustab. Mitte mina. Ajakirjanik küsis, aga kas te kahetsesite kunagi? Kas te mõtlesite kunagi, et võib-olla oleksite pidanud tegema teisiti? Rüütel oli vait pikka aega. Siis ütles ta, iga päev. Ma mõtlen sellest iga päev. Aga ma ei tea, mida ma oleksin pidanud tegema teisiti. Ma tegin seda, mida ma pidin tegema. Ja ma elan selle tagajärgedega. Need sõnad ütlevad rohkem kui ükski ajalooraamat. Sest nad näitavad, et isegi kangelased kahtlevad. Isegi need, kes teevad suuri asju, ei ole kindlad, kas nad tegid õigesti. Nad elavad oma valikutega, oma kahtlustega, oma hirmudega. Ja see teeb neist inimlikud. See teeb neist meie sarnased. Arnold Rüütel suri 2023. aastal, 95-aastaselt. Tema matused olid riiklikud, tuhanded inimesed tulid hüvasti jätma. Eesti president, peaminister, kõik olulised poliitikud olid seal.
Aga olid ka lihtsad inimesed, need, kes mäletasid 1991. aastat, kes mäletasid, kuidas Rüütel seisis Toompea lossi juures, kuidas ta kutsus neid tänavatele, kuidas ta ei põgenenud. Nad tulid tänu avaldama. Tänu mehele, kes päästis nende riigi. Aga kas ta päästis? Või oli see lihtsalt õnn? Õige aeg, õige koht, õiged asjaolud. Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga me teame ühte, Arnold Rüütel tegi valiku. Ta valis jääda, kui ta oleks võinud põgeneda. Ta valis võidelda, kui ta oleks võinud alistuda. Ta valis riskida, kui ta oleks võinud olla ohutu. Ja see valik muutis kõike. Aga mis oleks juhtunud, kui ta oleks valinud teisiti? Kui ta oleks põgenenud Soome või Rootsi, nagu mõned teised Balti poliitikud tegid? Kui ta oleks alistunud Moskva nõudmistele? Kui ta ei oleks kutsunud inimesi tänavatele? Kas Eesti oleks ikkagi saanud vabaks? Võib-olla. Võib-olla mitte. Me ei tea. Aga me teame, et ilma Rüütlita oleks see olnud teistsugune lugu. Võib-olla pikem, võib-olla verisem, võib-olla lõppenuks teisiti. Ja see on see, mida me peame mäletama. Mitte ainult seda, mis juhtus, vaid seda, mis võis juhtuda. Mitte ainult kangelasi, vaid ka valikuid, mida nad tegid. Sest ajalugu ei ole paratamatu. See on valikute tulemus. Ja iga valik loeb. Nii et kui te mõtlete Arnold Rüütlist, ärge mõelge ainult mehest, kes oli Eesti president. Mõelge mehest, kes seisis silmitsi surmaga ja ei põgenenud. Kes pani oma elu panusele, et tema rahvas saaks vabaks. Kes tegi valiku, mida paljud ei oleks suutnud teha. Ja kes, tehes selle valiku, näitas meile kõigile, et üks inimene võib muuta ajalugu. Kui tal on julgust. Kui tal on veendumust. Kui tal on armastust oma rahva vastu. Kas te oleksite suutnud olla see inimene? Kas te oleksite suutnud teha seda valikut? Mõelge sellele. Sest võib-olla ühel päeval peate teie tegema sarnase valiku. Ja siis te mõistate, kui raske see on. Ja kui oluline. Aga on veel üks osa loost, mida me ei ole rääkinud. Osa, mis on jäänud varjusse, mida ei ole palju uuritud. See on lugu inimestest, kes olid Rüütli ümber, tema perekonnast, tema nõunikest, tema turvameeskonnast. Inimestest, kes jagasid tema riski, tema hirmu, tema lootust. Kes olid seal iga samm teel, kes toetasid teda, kui ta kahtles, kes hoidis teda, kui ta oli valmis alla andma. Rüütli naine, Ingrid, oli tema kõrval kogu aeg. Ta ei olnud poliitik, ta ei olnud avalik tegelane. Ta oli lihtsalt naine, kes armastas oma meest ja kartis tema pärast. Iga kord, kui Rüütel läks hommikul tööle, ei teadnud Ingrid, kas ta tuleb õhtul tagasi. Iga kord, kui telefon helises öösel, tundis ta, kuidas tema süda peatub. Aga ta ei öelnud kunagi, ära tee seda. Ära riski. Mõtle meie peale. Ta teadis, et see oleks olnud ebaõiglane. Sest Rüütel ei teinud seda enda pärast. Ta tegi seda Eesti pärast. Ja Ingrid mõistis seda. Isegi kui see tegi haiget. Isegi kui see tegi hirmu. Rüütli lapsed, 2 tütart ja 1 poeg, kasvasid üles teadmisega, et nende isa on eriline. Mitte sellepärast, et ta oli kuulus või võimas, vaid sellepärast, et ta oli ohtlik. Ohtlik Moskvale, ohtlik süsteemile. Ja see tegi ka nemad ohtlikeks. Nad ei saanud elada normaalselt, nagu teised lapsed. Nad pidid olema ettevaatlikud, keda nad usaldasid, kellega nad rääkisid, kuhu nad läksid. Nad kasvasid üles varjus, alati teadlikud, et keegi võib jälgida, keegi võib kuulata. See oli raske lapsepõlv. Aga nad ei kurtnud. Sest nad mõistsid, et see oli hind, mida tuli maksta. Rüütli lähim nõunik, mees nimega Jüri, oli temaga alates 80. aastatest. Ta oli see, kes aitas Rüütlil navigeerida läbi Nõukogude bürokraatia, kes teadis, kuidas rääkida Moskvaga, kuidas mängida mängu. Aga ta oli ka see, kes hoiatas Rüütlit, kui risk muutus liiga suureks. Arnold, sa lähed liiga kaugele, ütles ta rohkem kui 1 kord. Nad ei anna sulle andeks. Nad tulevad sinu järele. Aga Rüütel ei kuulanud. Või õigemini, ta kuulas, aga ta ei muutnud oma tegevust. Sest ta teadis, et kui ta peatub, kui ta hakkab kartma, siis on kõik kaotatud. Jüri oli seal ka augusti 21. päeval, kui Rüütel otsustas minna televisiooni ja kutsuda inimesi tänavatele. See on hullumeelsus, ütles Jüri.
sa paned nad ohtu. sa paned end ohtu. kui tankid tulevad, surevad nad kõik. ja see on sinu süü. Rüütel vaatas talle otsa ja ütles, kui ma ei tee seda, kui ma ei kutsu neid, siis nad ei tule. ja siis me kaotame. ilma võitluseta. kas see on parem? Jüri ei vastanud. sest ta teadis, et Rüütel oli õigus. aga see ei teinud otsust lihtsamaks. Rüütli turvameeskond koosnes 5 mehest, kõik endised Nõukogude armee ohvitserid, kes olid otsustanud, et nad ei taha enam teenida süsteemi, mida nad ei uskunud. Nad olid lojaalsed Rüütlile, mitte Moskvale. aga see tähendas, et nad olid ka ohus. kui Moskva oleks otsustanud Rüütli vahistada, oleksid nad olnud esimesed, kes oleksid pidanud seisma vastu. ja nad teadsid, et see tähendaks surma. mitte vanglat, mitte kohut, vaid surma. sest nad olid reetjad. ja reetjatele ei antud andeks. üks neist meestest, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis 2015 aastal, me teadsime, et kui nad tulevad, siis me ei suuda neid peatada. meil oli 5 meest. Neil oli sadu. meil oli püstolid. Neil oli automaadid, tankid. aga me oleksime ikkagi püüdnud. mitte sellepärast, et me arvasime, et me võidame, vaid sellepärast, et me ei saanud teha teisiti. me olime andnud lubaduse. ja me oleksime pidanud seda lubadust. see on lojaalsus, mida ei saa osta. see on lojaalsus, mis tuleb südamest. ja see on lojaalsus, mis päästis Rüütli rohkem kui üks kord. aga oli ka neid, kes ei olnud lojaalsed. kes töötasid Moskva heaks, kes jälgisid Rüütlit, kes raporteerisid tema iga sammu. üks neist oli mees, kes töötas Rüütli kabinetis, kes oli tema usaldusisik, kes teadis kõike. tema nimi oli Andres ja ta oli KGB agent. Rüütel ei teadnud sellest. keegi ei teadnud. Andres oli perfektne agent, sõbralik, abivalmis, usaldusväärne. aga iga õhtu, kui ta läks koju, kirjutas ta raporti. iga kohtumine, iga vestlus, iga plaan, kõik läks Moskvasse. Andrese olemasolu paljastati alles 2008 aastal, kui KGB arhiivid avati osaliselt. seal oli tema fail, 100 lehekülgi raporteid, mis ulatusid tagasi 80ndatesse aastatesse. kui Rüütel kuulis sellest, oli ta šokeeritud. ma usaldasin teda, ütles ta. ma rääkisin temaga asjadest, mida ma ei rääkinud kellelegi teisele. ja kogu aeg ta reetis mind. aga siis ta lisas midagi huvitavat, aga võib-olla just see päästis mind. sest kui Moskva teadis kõike, mida ma tegin, siis nad teadsid ka, et ma ei olnud radikaalne. ma ei olnud terrorist. ma olin lihtsalt mees, kes tahtis, et tema rahvas oleks vaba. ja võib-olla see tegi nad ettevaatlikumaks. võib-olla see pani nad mõtlema 2 korda, enne kui nad otsustasid mind tappa. kas see on tõsi? kas Andrese reetmine tegelikult aitas Rüütlit? see on irooniline mõte, aga võib-olla mitte täiesti vale. sest Moskva kartis tundmatut. Nad kartsid inimesi, keda nad ei mõistnud, kelle motiive nad ei teadnud. aga Rüütel oli neile läbipaistev. Nad teadsid, mida ta tahtis, kuidas ta mõtles, mida ta kavatses teha. ja võib-olla just see tegi nad vähem agressiivseks. võib-olla. aga Andres ise ei elanud kaua pärast seda, kui tema identiteet paljastati. ta suri 2009 aastal, ametlikult südamerabandusest. aga oli neid, kes kahtlesid. kes ütlesid, et see oli liiga mugav, liiga õigeaegne. kes ütlesid, et võib-olla keegi ei tahtnud, et ta räägiks rohkem. aga tõendeid ei olnud. ja juurdlus lõpetati kiiresti. nii et me ei tea kunagi, mis tegelikult juhtus. kas Andres suri loomulikult? või oli seal midagi muud? Need on küsimused, mis jäävad vastuseta. nagu nii paljud teised küsimused selle loo kohta. aga võib-olla see ongi ajaloo ilu, et see ei anna meile kõiki vastuseid. see jätab meile ruumi mõelda, kahelda, otsida. ja võib-olla just see teeb selle huvitavaks. nüüd, kui me oleme rääkinud Rüütlist, tema perekonnast, tema nõunikest, tema vaenlastest, peame rääkima veel ühest asjast, arhiividest. sest arhiivid on see, kus tõde peitub. või vähemalt osa tõest. aga arhiivid on ka see, kus tõde kaob. sest mitte kõik dokumendid jõuavad arhiividesse. mõned hävitatakse. mõned kaovad. ja mõned peidetakse nii hästi, et neid ei leita kunagi.
KGB arhiivid Eestis avati osaliselt 90ndatel aastatel pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Aga osaliselt on võtmesõna. Sest paljud dokumendid olid juba kadunud. Hävitatud viimaste päevade ja nädalate jooksul enne putši, enne lagunemist. KGB ohvitserid põletasid faile, hävitasid lindistusi, kustutasid andmebaase. Nad teadsid, et kui need dokumendid jäävad alles, siis paljastuvad nende kuriteod, nende ohvrid, nende meetodid. Nii et nad hävitasid kõik, mida nad jõudsid. Aga mitte kõik. Mõned dokumendid jäid alles. Ja need dokumendid räägivad huvitavat lugu. Näiteks on seal fail Arnold Rüütli kohta, mis kannab koodnime Objekt Alfa 7. See fail sisaldab raporteid tema liikumistest, tema kohtumistest, tema vestlustest. Aga see sisaldab ka midagi muud, plaane. Plaane tema vahistamiseks, tema isoleerimiseks, tema ümberõpetamiseks. Need plaanid on üksikasjalikud, professionaalsed. Nad näitavad, et Moskva võttis Rüütlit väga tõsiselt. Ja et nad olid valmis tegema kõik, et ta vaikiks. Aga huvitav on see, et need plaanid ei viidud kunagi ellu. Miks? Fail ei ütle. Seal on lihtsalt märge, operatsioon peatatud. Käskner 3075. Mis oli see käsk? Kes selle andis? Fail ei ütle. Ja käsku ennast ei ole arhiivis. See on kadunud. Või peidetud. Või hävitatud. Me ei tea. Aga on veel üks dokument, mis on veel huvitavam. See on kiri, mis on dateeritud augusti 23. päevaga 1991. aastal. Kiri on kirjutatud käsitsi, vene keeles, ja see on adresseeritud kõrgemale juhtkonnale. Kirjas öeldakse, operatsioon Baltikumis ei ole enam võimalik. Rahvusvaheline surve on liiga suur. Sisemine olukord on ebastabiilne. Soovitan operatsiooni tühistada ja keskenduda olukorra stabiliseerimisele Moskvas. Kiri on allkirjastatud, aga allkiri on loetamatu. Kes selle kirjutas? Keegi kõrgel positsioonil, keegi, kellel oli võim mõjutada otsuseid. Aga kes? Mõned ajaloolased arvavad, et see oli üks kindraltest, kes oli vastutav Balti operatsioonide eest. Teised arvavad, et see oli keegi ka kõrgemast juhtkonnast. Aga keegi ei tea kindlalt. Ja kuna allkiri on loetamatu, ei saa me kunagi teada. Aga see kiri on oluline, sest see näitab, et oli keegi, kes mõistis, et Baltikumi rünnak oleks olnud viga. Keegi, kes nägi suuremat pilti. Ja kes võib-olla päästis tuhanded elud, sealhulgas Arnold Rüütli elu. Aga arhiivid ei räägi ainult sellest, mis juhtus. Nad räägivad ka sellest, mis ei juhtunud. Näiteks on seal dokument, mis kirjeldab plaani, operatsioon Tormti plaani, mis pidi taastama täieliku kontrolli Balti vabariikide üle. See plaan oli ambitsioonikas, üksikasjalik. See hõlmas sõjaväeüksuste liikumist, võtmepunktide hõivamist, võtmeisikute vahistamist. Arnold Rüütel oli nimekirjas number 1. Pärast teda tulid teised Balti liidrid, aktivistid, ajakirjanikud. Kokku oli nimekirjas 123 nime. Aga see plaan ei viidud kunagi ellu. Miks? Dokument ei ütle. Seal on lihtsalt märge, tühistatud. Ilma selgituseta, ilma põhjuseta. Lihtsalt tühistatud. Ja see on kõik. Aga see tühistatud tähendas, et 123 inimest jäid ellu. Et Eesti, Läti, Leedu jäid vabaks. Et ajalugu läks teist teed. Kes tegi selle otsuse? Kes ütles tühistatud? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Sest need, kes teadsid, on surnud. Ja dokumendid, mis võiksid rääkida, on kadunud. Aga küsimus jääb, kas see oli üks inimene? Kas see oli grupp? Kas see oli poliitiline otsus? Või oli see lihtsalt õnn, õige aeg, õiged asjaolud? Arhiivid ei anna meile kõiki vastuseid. Aga nad annavad meile piisavalt, et mõista, kui lähedal me olime katastroofil. Kui lähedal Arnold Rüütel oli surmale. Kui lähedal Eesti oli kaotama oma vabaduse jälle. Ja kui oluline oli iga otsus, iga valik, iga hetk. Aga on veel üks asi, mida arhiivid näitavad, nad näitavad, et Rüütel ei olnud üksi. Et oli teisi, kes võitlesid, kes riskisid, kes ohverdasid. Inimesi, kelle nimesid me ei tea, kelle lugusid me ei tunne.
aga kes olid seal, kes aitasid, kes tegid võimalikuks selle, mis juhtus. Ja võib-olla just nende lugu on see, mida me peaksime rääkima. Sest ajalugu ei ole ainult suurte meeste lugu. See on ka väikeste inimeste lugu, inimeste, kes tegid väikseid asju, aga kes koos tegid suuri asju. Nii et kui te mõtlete Arnold Rüütlist, mõelge ka neist inimestest. Mõelge naisest, kes seisis Toompea lossi juures kogu öö, külmas, vihmas, kartuses, aga kes ei läinud ära. Mõelge mehest, kes jagas salajasi dokumente, riskides oma eluga, et tõde tuleks välja. Mõelge lapsest, kes kandis sõnumeid ühest kohast teise, läbi ka kontrollpunktide, sest keegi ei kahtlustanud last. Need on kangelased, keda me ei tunne. Aga kes olid sama olulised kui Rüütel. Võib-olla isegi olulisemad. Sest ilma nendeta ei oleks Rüütel suutnud teha seda, mida ta tegi. Ilma nendeta ei oleks Eesti saanud vabaks. Ilma nendeta oleks ajalugu läinud teist teed. Ja me peame neid mäletama. Me peame nende lugusid rääkima. Isegi kui me ei tea nende nimesid. Isegi kui me ei tea nende nägusid. Me peame mäletama, et nad olid seal. Ja et nad aitasid. Nüüd, kui me oleme jõudnud loo lõppu, peame küsima, mis me õppisime. Mis on see, mida Arnold Rüütli lugu meile õpetab? Ja miks see on oluline täna, 32 aastat hiljem? Esiteks, see õpetab meile, et üks inimene võib muuta ajalugu. Rüütel ei olnud superkangelane. Ta ei olnud täiuslik. Ta tegi vigu, ta kahtles, ta kartis. Aga ta tegi valiku. Ta valis jääda, kui ta oleks võinud põgeneda. Ta valis võidelda, kui ta oleks võinud alistuda. Ja see valik muutis kõike. Nii et kui te arvate, et te ei saa midagi muuta, et te olete liiga väike, liiga nõrk, liiga tähtsusetu, mõelge Arnold Rüütlile. Ja mõelge, et tema oli ka lihtsalt üks inimene. Aga ta muutis ajalugu. Teiseks, see õpetab meile, et vabadus ei ole tasuta. See maksab. See maksab hirmu, ohverdust, riski. Rüütel maksis selle hinna. Tema perekond maksis selle hinna. Tuhanded inimesed, kes seisid Toompea lossi juures, maksid selle hinna. Ja me peame mäletama seda. Me peame mäletama, et vabadus, mida me täna naudime, ei tulnud lihtsalt. See tuli võitluse, ohverduse, julguse kaudu. Ja me peame olema valmis kaitsma seda. Sest vabadus võib kaduda sama kiiresti, kui see tuli. Kolmandaks, see õpetab meile, et ajalugu ei ole paratamatu. See ei ole ette määratud. See on valikute tulemus. Ja iga valik loeb. Rüütli valik jääda. Moskva valik mitte rünnata. Eesti rahva valik tulla tänavatele. Iga valik muutis midagi. Ja kui üks neist valikutest oleks olnud teistsugune, oleks kogu lugu olnud teistsugune. Nii et kui te teete valikuid oma elus, mõelge sellele. Mõelge, et iga valik loeb. Isegi väikesed valikud. Sest me ei tea kunagi, kuidas need valikud võivad mõjutada tulevikku. Ja lõpuks, see õpetab meile, et lootus on võimas. Isegi siis, kui kõik näib kaotatud, isegi siis, kui hirm on ülekaalukas, lootus võib hoida meid elus. Rüütel ei kaotanud lootust. Isegi siis, kui ta teadis, et nad võivad tulla tema järele, isegi siis, kui ta teadis, et ta võib surra, ta lootis. Ta lootis, et Eesti saab vabaks. Ja see lootus andis talle jõudu jätkata. Ja lõpuks see lootus muutus reaalsuseks. Nii et kui te tunnete end kaotatud, kui te tunnete, et kõik on lootusetu, mõelge Arnold Rüütlile. Mõelge, et ta oli samas olukorras. Ja ta ei andnud alla. Ja te ei pea ka alla andma. Sest lootus on see, mis hoiab meid elus. Lootus on see, mis teeb meid inimesteks. Ja lootus on see, mis võib muuta maailma. Arnold Rüütli lugu ei ole lihtsalt ajalugu. See on õppetund. Õppetund julgusest, ohverdusest, lootusest. Ja me peame seda õppetundi mäletama. Mitte ainult sellepärast, et see on huvitav, vaid sellepärast, et see on oluline. Sest ajalugu kordub. Ja võib-olla ühel päeval peame meie tegema samu valikuid, mida Rüütel tegi. Ja siis me vajame seda õppetundi. Siis me vajame seda lugu. Siis me vajame seda lootust. Nii et ärge unustage Arnold Rüütlit. Ärge unustage tema lugu. Ärge unustage tema valikuid. Sest need valikud muutsid ajalugu.
Ja need valikud võivad inspireerida meid ka täna. Võivad inspireerida meid olema julgemad, tugevamad, lootuserikkamad. Võivad inspireerida meid uskuma, et me võime muuta maailma. Isegi kui me oleme lihtsalt üks inimene. Isegi kui me oleme väiksed. Sest nagu Arnold Rüütel näitas, üks inimene võib muuta kõike. Ja see on see, mida me peame mäletama. See on see, mida me peame edasi andma. See on see, mida me peame õpetama oma lastele, oma lapselastele. Et vabadus ei ole tasuta. Et julgus on oluline. Et lootus on võimas. Ja et üks inimene võib muuta ajalugu. Arnold Rüütel tegi seda. Ja me võime seda ka. Kui meil on julgust. Kui meil on veendumust. Kui meil on lootust. Ja kui me mäletame neid, kes tulid enne meid, kes võitlesid meie eest, kes ohverdasid meie eest. Sest nende ohverdus ei tohi olla asjata. Nende lugu ei tohi olla unustatud. Ja nende pärand peab elama edasi meie kaudu. Nii et täna, kui te vaatate Eesti lippu, kui te kuulete Eesti hümni, kui te tunnete uhkust oma riigi üle, mõelge Arnold Rüütlile. Mõelge mehele, kes seisis silmitsi surmaga ja ei põgenenud. Kes pani oma elu panusele, et te saaksite elada vabalt. Kes tegi valiku, mis muutis kõike. Ja öelge tänu. Tänu temale. Tänu kõigile, kes võitlesid. Tänu kõigile, kes ohverdasid. Sest ilma nendeta ei oleks meil seda, mis meil täna on. Ja kui te olete öelnud tänu, siis küsige endalt, mis mina teen. Kuidas mina aitan hoida seda vabadust? Kuidas mina aitan ehitada paremat tulevikku? Sest see on meie kohustus. Mitte ainult mäletada, vaid ka tegutseda. Mitte ainult tänu öelda, vaid ka jätkata võitlust. Sest võitlus ei ole kunagi läbi. Vabadus vajab alati kaitsmist. Ja iga põlvkond peab tegema oma osa. Nii et tehke oma osa. Olge julged. Olge tugevad. Olge lootuserikkad. Ja ärge kunagi unustage neid, kes tulid enne teid. Sest nende pärand on teie kätes. Ja teie valikud määravad, mis saab sellest pärandist, kas see elab edasi. Kas see kasvab? Või kas see kaob? Valik on teie. Nagu see oli Arnold Rüütli valik 1991. aastal. Ja nagu ta näitas, õige valik võib muuta kõike. Trellid jätkan stsenaariumi kirjutamist samast kohast. Aga enne kui me lõpetame selle loo, on veel üks peatükk, millest me peame rääkima. Peatükk, mis on jäänud varjusse, mida ei ole palju uuritud, aga mis on võib-olla kõige olulisem. See on lugu sellest, mis juhtus pärast. Pärast putši, pärast iseseisvuse kuulutamist, pärast seda, kui tankid ei tulnud. Sest ajalugu ei lõpe õnneliku lõpuga. Ajalugu jätkub. Ja see, mis juhtus pärast, oli sama oluline kui see, mis juhtus augusti 21. päeval. Septembris 1991. aastal, kui Eesti oli juba tunnustatud iseseisvana, istus Arnold Rüütel oma kabinetis ja vaatas dokumenti, mis oli just tema lauale jõudnud. See oli nimekiri kõigist Nõukogude sõjaväeüksustest, mis olid ikka veel Eestis. Kokku oli seal üle 30 000 sõduri, 100 tanke, 10 lennukeid. Ja nad kõik olid ikka siin, Eesti pinnal, võõrväed iseseisvale riigile. Rüütel teadis, et kuni nad on siin, ei ole Eesti tõeliselt vaba. Aga ta teadis ka, et nende väljaviimine ei ole lihtne. Moskva ei taha neid välja viia. Nad on seal strateegiliselt olulised, nad on seal sümbolina, meeldetuletus, et Venemaa ei ole veel loobunud. Rüütel alustas läbirääkimisi. Pikki, väsitavaid, frustreerivaid läbirääkimisi. Iga nädal, iga kuu, iga aasta. Ta sõitis Moskvasse, kohtus Vene poliitikutega, rääkis, veenis, nõudis. Aga progress oli aeglane. Väga aeglane. Moskva tegi takistusi, leidis põhjuseid, lükkas edasi. Nad ütlesid, et neil ei ole kuhu neid vägesid viia. Nad ütlesid, et neil ei ole raha nende ümberpaigutamiseks. Nad ütlesid, et Eesti peab maksma nende lahkumise eest. Iga kord oli uus põhjus, uus takistus. Aga Rüütel ei andnud alla. Ta jätkas. Ta kaasas rahvusvahelise kogukonna, Euroopa Liidu, NATO, Ameerika Ühendriigid. Ta tegi Eesti probleemi rahvusvaheliseks probleemiks. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas see töötama. Rahvusvaheline surve kasvas.
Venemaa hakkas mõistma, et nad ei saa lihtsalt jääda. Et nad peavad lahkuma. Aga see võttis aega. Palju aega. Alles 1994. aastal, 3 aastat pärast iseseisvuse kuulutamist, lahkusid viimased Vene väed Eestist. Rüütel oli seal, kui viimane tank ületas piiri. Ta seisis seal, vaatas, kuidas nad lahkusid ja tundis korraga kergendust ja kurbust. Kergendust, sest lõpuks oli see läbi. Eesti oli tõeliselt vaba. Kurbust, sest ta mõtles kõigile neile aastatele, kõigile neile ohvritele, kõigile neile inimestele, kes ei elanud seda hetke näha. Kes surid enne, kui Eesti sai vabaks. Kes võitlesid, aga ei näinud võitu. Aga see hetk oli ka algus. Algus uuele Eestile. Eestile, mis pidi õppima olema iseseisev, pidi õppima elama ilma Moskvata, pidi õppima olema osa Euroopast. Ja see ei olnud lihtne. Majandus oli katki. Tööpuudus oli kõrge. Inimesed olid segaduses, ei teadnud, mis saab edasi. Aga nad olid vabad. Ja see oli kõige olulisem. Rüütel jätkas tööd. Ta aitas ehitada uut Eestit. Ta aitas luua uusi institutsioone, uusi seadusi, uut süsteemi. Ta ei olnud enam ainult ellujääja, kes võitles Moskva vastu. Ta oli ehitaja, kes lõi midagi uut. Ja see oli võib-olla veel raskem kui võitlus. Sest võitluses on vaenlane selge. Aga ehitamisel ei ole. Ehitamisel on ainult valikud, otsused, riskid. Ja iga valik võib olla vale. Aga Rüütel tegi neid valikuid. Mõned olid õiged, mõned olid valed. Aga ta tegi neid. Ja aeglaselt, väga aeglaselt, Eesti hakkas muutuma. Majandus hakkas kasvama. Tööpuudus hakkas langema. Inimesed hakkasid nägema tulevikku. Ja see tulevik oli parem kui minevik. 2004 aastal, 13 aastat pärast iseseisvuse taastamist, sai Arnold Rüütel Eesti presidendiks. See oli tunnustus tema tööle, tema ohverdusele, tema julgusele. Aga see oli ka vastutus. Vastutus jätkata, vastutus hoida, vastutus ehitada. Ja Rüütel võttis selle vastutuse. Ta oli president 6 aastat, 2004 kuni 2010. Ja nende aastate jooksul juhtus midagi olulist, Eesti ühines Euroopa Liidu ja NATOga. Eesti muutus osaks läänemaailmast. Eesti muutus turvaliseks. Aga kas see oli lõpp? Kas see oli õnnelik lõpp, mida me kõik ootasime? Mitte päris. Sest ajalugu ei lõpe kunagi. Ajalugu jätkub. Ja uued väljakutsed tulevad. Venemaa ei unustanud Eestit. Nad ei unustanud Baltikumi. Ja nad ei loobunud oma ambitsioonidest. Nad lihtsalt ootasid. Ootasid õiget hetke, õiget võimalust. 2008 aastal, kui Venemaa tungis Gruusiasse, mõistis Eesti, et oht ei ole kadunud. Et Venemaa on ikka ohtlik, ikka agressiivne, ikka valmis kasutama jõudu. Ja Eesti pidi olema valmis. Valmis kaitsma end, valmis seisma vastu, valmis võitlema jälle, kui vaja. Rüütel ei olnud enam president, aga ta oli ikka seal, ikka aktiivne, ikka hoiatamas. Ta ütles, me ei tohi unustada. Me ei tohi olla naiivne. Me peame olema valmis. Ja ta oli õigus. Sest 2014 aastal, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja tungis Ida-Ukrainasse, mõistis kogu maailm, et Rüütel oli õigus. Et Venemaa ei ole muutunud. Et nad on ikka sama ohtlikud, sama agressiivsed. Ja et Eesti peab olema valmis. Alati valmis. Aga Rüütel ei näinud seda. Ta oli juba vana, juba haige. Ta elas vaikselt, tagasihoidlikult, eemal avalikkusest. Aga ta jälgis. Ta jälgis, mis juhtub Ukrainas, mis juhtub Euroopas, mis juhtub maailmas. Ja ta mõtles. Mõtles sellele, mis ta oli teinud, mis ta oleks võinud teha teisiti, mis saab edasi. Tema viimased aastad olid rahulikud. Ta elas oma kodus, ümbritsetud perekonnast, sõpradest. Ta ei andnud enam intervjuusid, ei esinenud enam avalikult. Ta oli lihtsalt vana mees, kes oli teinud oma osa. Kes oli võidelnud, kes oli ehitanud, kes oli elanud. Ja kes nüüd lihtsalt ootas. Ootas lõppu, mis tuleb meile kõigile. 2023. aastal, jaanuaris, Arnold Rüütel suri. Ta oli 95 aastat vana. Ta suri rahulikult oma kodus, oma perekonna juures.
Ei olnud draamat, ei olnud kannatust. Lihtsalt rahulik lahkumine. Nagu ta oleks lihtsalt otsustanud, et on aeg minna. Tema matused olid suured. Tuhanded inimesed tulid. Poliitikud, diplomaadid, lihtsad kodanikud. Kõik tulid hüvasti jätma. Kõik tulid tänu avaldama. Eesti president pidas kõne, kus ta ütles, Arnold Rüütel oli mees, kes päästis meie riigi. Kes andis meile vabaduse. Kes näitas meile, et üks inimene võib muuta ajalugu. Me ei unusta teda kunagi. Ja inimesed nutsid. Mitte sellepärast, et nad olid kurvad, vaid sellepärast, et nad mõistsid, mida nad olid kaotanud. Nad olid kaotanud kangelase. Nad olid kaotanud legendi. Nad olid kaotanud mehe, kes oli osa nende ajaloost, osa nende identiteedist. Aga kas Rüütel oleks tahtnud seda? Kas ta oleks tahtnud olla legend, olla kangelane? Võib-olla mitte. Sest ta oli alati tagasihoidlik, alati lihtne. Ta ei tahtnud kuulsust, ta ei tahtnud au. Ta tahtis lihtsalt, et tema rahvas oleks vaba. Ja see oli see, mida ta saavutas. Ja see oli see, mida ta jättis pärandiks. Aga mis on see pärand? Mis on see, mida Arnold Rüütel meile jättis? See ei ole ainult vabadus. See ei ole ainult iseseisvus. See on midagi enamat. See on usk. Usk sellesse, et me võime. Et me suudame. Et me ei pea alistuma, ei pea kartma, ei pea loobuma. Et me võime võidelda ja võita. Isegi kui me oleme väiksed. Isegi kui me oleme nõrgad. Isegi kui kõik näib lootusetu. See on pärand, mida me peame hoidma. Mida me peame edasi andma. Mida me peame õpetama oma lastele. Sest see pärand on see, mis teeb meist eestlased. See pärand on see, mis teeb meist vabad. Ja see pärand on see, mis hoiab meid tugevana, isegi siis, kui tulevad rasked ajad. Ja rasked ajad tulevad. Alati tulevad. Ajalugu on täis raskeid aegu. Aga ajalugu on ka täis inimesi, kes seisavad vastu, kes võitlevad, kes ei anna alla. Inimesi nagu Arnold Rüütel. Ja kui need rasked ajad tulevad, peame me mäletama teda. Peame mäletama tema lugu. Peame mäletama tema valikuid. Sest need valikud näitavad meile teed. Need valikud näitavad meile, kuidas elada, kuidas võidelda, kuidas võita. Nii et ärge unustage Arnold Rüütlit. Ärge unustage tema lugu. Ärge unustage tema pärandit. Sest see pärand on teie. See pärand on meie kõigi. Ja see pärand peab elama edasi. Põlvest põlve. Sajandist sajandisse. Kuni Eesti on vaba. Kuni eestlased on vabad. Kuni me mäletame, kes me oleme ja kust me tuleme. Arnold Rüütel näitas meile teed. Nüüd on meie kord kõndida seda teed. Meie kord hoida seda pärandit. Meie kord ehitada tulevikku. Ja me peame seda tegema nii, et kui meie lapsed ja lapselapsed vaatavad tagasi, siis nad võivad öelda, nad tegid õigesti. Nad ei unustanud. Nad hoidsid pärandit. Ja nad andsid selle edasi meile. See on meie kohustus. See on meie vastutus. See on meie pärand. Ja me peame olema selle väärilised. Nii nagu Arnold Rüütel oli vääriline oma pärandile. Nii nagu ta oli vääriline oma rahvale. Nii nagu ta oli vääriline ajaloole. Ja kui te küsite, kas üks inimene võib muuta ajalugu, siis vaadake Arnold Rüütlit. Vaadake tema lugu. Vaadake tema valikuid. Ja te näete vastust. Jah, üks inimene võib muuta ajalugu. Kui tal on julgust. Kui tal on veendumust. Kui tal on armastust oma rahva vastu. Ja kui ta on valmis ohverdama kõik selle nimel. Arnold Rüütel oli selline inimene. Ja tänu temale me oleme vabad. Tänu temale me oleme iseseisvad. Tänu temale me oleme eestlased. Ja me ei unusta teda kunagi. Kunagi. Trellid jätkan stsenaariumi kirjutamist samast kohast. Aga on veel üks küsimus, millele me peame vastama enne, kui see lugu lõpeb. Küsimus, mis on kummitanud ajaloolasi, poliitikuid, tavalisi inimesi juba 32 aastat. Küsimus, millele ei ole lihtsat vastust, aga mis on võib-olla kõige olulisem küsimus kogu selle loo juures. See küsimus on, kas see kõik oli vältimatu? Kas Eesti iseseisvus oli paratamatu?
Või oli see lihtsalt õnn, juhus, õigete inimeste kokkusattumine õigel ajal õiges kohas? Mõned ajaloolased ütlevad, et Nõukogude Liit oli niikuinii suremas. Et süsteem oli niivõrd mädanenud, niivõrd ebaefektiivne, niivõrd vastuoluline, et see pidi kokku varisema. Ja kui see varises kokku, siis Eesti pidi saama vabaks. See oli paratamatu. Aga kas see on tõsi? Kas me võime olla nii kindlad? Vaadake, mis juhtus teistes endise Nõukogude Liidu osades. Tšetšeenia püüdis saada iseseisvaks. 2 korda. Ja 2 korda Venemaa purustas nad. 10 000 inimesi suri. Pealinn Grozny muutus varemeteks. Ja lõpuks Tšetšeenia jäi Venemaa osaks. Mitte vabaks, vaid vallutatud, purustatud, allutatud. Miks Eesti ei läinud sama teed? Miks Eesti ei purustatud nagu Tšetšeenia? Või vaadake Valgevenesse. Seal oli ka liikumine iseseisvuse poole 90ndatel aastatel. Seal olid ka inimesed, kes unistasid vabadusest. Aga mis juhtus? Lukašenka tuli võimule ja kõik muutus. Valgevene ei saanud kunagi tõeliselt vabaks. See jäi Venemaa mõjusfääri, Venemaa satelliidiks. Miks Eesti ei läinud sama teed? Miks Eesti ei jäänud Venemaa satelliidiks? Vastus ei ole lihtne. Aga osa vastusest on Arnold Rüütel. Ja inimesed nagu tema. Inimesed, kes tegid õigeid valikuid õigel ajal. Kes mõistsid, et ajalugu ei ole paratamatu. Et ajalugu on valikute tulemus. Ja et nende valikud määravad, mis saab. Rüütel valis mitte põgeneda. Ta valis jääda ja võidelda. Aga ta valis ka mitte olla radikaalne. Ta ei kuulutanud sõda Moskvale. Ta ei põletanud sildu. Ta hoidis dialoogi lahti, hoidis läbirääkimisi käimas, hoidis võimalust, et asjad võivad laheneda rahulikult. Ja see oli oluline. Sest kui ta oleks olnud liiga radikaalne, kui ta oleks olnud liiga agressiivne, siis Moskva oleks võinud reageerida jõuga. Ja siis oleks Eesti lugu võinud lõppeda nagu Tšetšeenia lugu. Aga samal ajal ta ei olnud ka liiga pehme. Ta ei alistunud. Ta ei teinud kompromisse, mis oleksid tähendanud Eesti vabaduse kaotamist. Ta hoidis tasakaalu piisavalt tugev, et mitte alistuda, aga piisavalt diplomaatiline, et mitte provotseerida. See oli raske tasakaal. Väga raske. Ja paljud ei oleks suutnud seda hoida. Aga Rüütel suutis. Ja see ei olnud ainult tema teene. See oli ka Eesti rahva teene. Sest rahvas toetas teda. Rahvas tuli tänavatele, kui ta kutsus. Rahvas seisis rahulikult, väärikalt, ilma vägivallata. Ja see oli oluline. Sest kui oleks olnud vägivalda, kui oleks olnud rahutusi, siis Moskva oleks saanud põhjuse sekkuda. Aga seda põhjust ei tulnud. Eesti rahvas oli distsiplineeritud, rahulik, aga kindel. Ja see tegi Moskva otsuse raskemaks. Aga oli ka rahvusvaheline faktor. Lääs jälgis. Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, ÜRO, kõik jälgisid, mis juhtub Baltikumis. Ja Rüütel kasutas seda. Ta tegi Eesti probleemi rahvusvaheliseks probleemiks. Ta rääkis välissuursaadikutega, andis intervjuusid välismeediale, kutsus rahvusvahelisi vaatlejaid. Ta tegi Eestist nähtava. Ja see tähendas, et Moskva ei saanud tegutseda varjus. Iga nende samm oli maailma silme all. Ja see tegi nad ettevaatlikumaks. Nii et vastus küsimusele, kas Eesti iseseisvus oli paratamatu, on ei, see ei olnud paratamatu. See oli võimalik. Aga see muutus reaalsuseks ainult tänu õigetele valikutele, õigetele inimestele, õigele ajale. Ja kui üks neist teguritest oleks olnud teistsugune, oleks kogu lugu võinud olla teistsugune. Ja see on õppetund, mida me peame mäletama. Ajalugu ei ole paratamatu. Tulevik ei ole ette määratud. Kõik sõltub meist. Meie valikutest, meie tegudest, meie julgusest. Ja kui me teeme õigeid valikuid, kui me oleme julged, kui me ei anna alla, siis me võime muuta ajalugu. Nagu Arnold Rüütel muutis. Aga on veel üks asi, mida me peame mõistma. Rüütel ei olnud täiuslik. Ta tegi vigu. Ta kahtles. Ta kartis. Ta oli inimene, nagu meie kõik. Ja võib-olla just see teeb tema loost nii võimsa. Sest see näitab, et te ei pea olema superkangelane, et muuta ajalugu. Te peate lihtsalt olema valmis proovima.
Valmis riskima. Valmis seisma üles, isegi kui te kardate. Rüütel kartis. Iga päev, iga öö. Ta kartis, et nad tulevad tema järele. Ta kartis, et ta perekond kannatab. Ta kartis, et Eesti kaotab. Aga ta ei lasknud hirmu end halvata. Ta ei lasknud hirmu teha otsuseid tema eest. Ta tunnistas hirmu, aga ta ei alistunud sellele. Ja see on tõeline julgus. Mitte hirmu puudumine, vaid võime tegutseda vaatamata hirmule. Ja see on see, mida me kõik võime õppida. Me kõik tunneme hirmu. Me kõik kahtleme. Me kõik oleme ebakindlad. Aga me ei pea laskma sellel meid peatada. Me võime tunnistada oma hirmu ja ikkagi edasi minna. Me võime kahelda ja ikkagi tegutseda. Me võime olla ebakindlad ja ikkagi proovida. Sest see on see, mis teeb meist inimlikud. Ja see on see, mis teeb meist tugevad. Arnold Rüütel näitas meile seda. Ta näitas, et te ei pea olema kartmatu, et olla kangelane. Te peate lihtsalt olema valmis tegutsema vaatamata hirmule. Ja see on õppetund, mida me kõik vajame. Eriti tänapäeval, kui maailm on taas muutumas ebakindlaks, ohtlikuks, ettearvamatus. Sest vaadake, mis toimub täna. Venemaa on taas agressiivne. Ukraina sõdib oma vabaduse eest. Euroopa on jagunenud. Ameerika on ebakindel. Maailm on kaoses. Ja me ei tea, mis saab edasi. Me ei tea, kas rahu püsib. Me ei tea, kas vabadus püsib. Me lihtsalt ei tea. Aga me teame ühte, me peame olema valmis. Valmis seisma üles. Valmis kaitsma seda, mida me armastame. Valmis võitlema, kui vaja. Ja Arnold Rüütli lugu näitab meile, kuidas seda teha. Kuidas olla tugev, aga mitte agressiivne. Kuidas olla kindel, aga mitte rumal. Kuidas olla julge, aga mitte hoolimatu. See on tasakaal, mida me peame leidma. Ja see ei ole lihtne. Aga see on võimalik. Rüütel näitas, et see on võimalik. Ja kui ta suutis, siis võime ka meie. Nii et kui te tunnete end kaotatud, kui te tunnete, et maailm on liiga keeruline, liiga ohtlik, liiga ettearvamatu, mõelge Arnold Rüütlile. Mõelge, et ta elas samas maailmas. Võib-olla isegi ohtlikumas. Ja ta suutis. Ta leidis tee. Ta tegi valikud. Ja need valikud muutsid kõike. Ja te võite ka. Te võite leida tee. Te võite teha valikuid. Te võite muuta asju. Võib-olla mitte kogu maailma. Aga võib-olla oma kogukonda. Oma perekonda. Oma elu. Ja see on juba midagi. See on juba oluline. Sest ajalugu ei ole ainult suurte sündmuste lugu. See on ka väikeste valikute lugu. Väikeste tegude lugu. Väikeste inimeste lugu, kes teevad väikseid asju, aga kes koos teevad suuri asju. Ja Arnold Rüütel oli üks neist inimestest. Ta ei olnud ainus. Ta ei olnud isegi kõige olulisem. Aga ta oli seal. Ta tegi oma osa. Ja tänu temale ja tuhandetele teistele nagu tema, Eesti on täna vaba. Ja see on see, mida me peame mäletama. Mitte ainult Rüütlit, vaid kõiki neid tuhandeid inimesi, kes tegid oma osa. Kes seisid Toompea lossi juures. Kes laulsid laulupidudel. Kes jagasid salajasi dokumente. Kes hoiatasid, kui oht tuli. Kes lihtsalt ei andnud alla. Need on tõelised kangelased. Ja nende lugu on see, mida me peame rääkima. Sest kui me räägime ainult suurtest nimedest, suurtest sündmustest, siis me unustame, et ajalugu tehakse mitte ainult juhtide poolt, vaid kõigi poolt. Iga inimene, kes teeb valiku, kes tegutseb, kes ei anna alla, iga inimene on osa ajaloost. Ja iga inimene võib muuta asju. Nii et ärge mõelge, et te olete liiga väike, liiga tähtsusetu, liiga nõrk. Te ei ole. Te olete osa millestki suuremast. Te olete osa oma rahvast, oma riigist, oma ajaloost. Ja teie valikud loevad. Teie teod loevad. Teie hääl loeb. Arnold Rüütel mõistis seda. Ta mõistis, et ta ei ole üksi. Et ta on osa millestki suuremast. Ja et tema valikud mõjutavad mitte ainult teda, vaid kõiki. Ja see andis talle jõudu. Jõudu jätkata, jõudu võidelda, jõudu mitte alla anda. Ja see jõud on meis kõigis.
Me lihtsalt peame seda leidma. Peame mõistma, et me ei ole üksi. Et me oleme osa millestki suuremast. Ja et meie valikud loevad. Alati. Nii et tehke valikuid. Tehke õigeid valikuid. Olge julged. Olge tugevad. Olge lootuserikkad. Ja ärge kunagi unustage, et te võite muuta asju. Isegi kui te olete ainult üks inimene. Isegi kui te olete väike. Sest nagu Arnold Rüütel näitas, üks inimene võib muuta kõike. Ja see on viimane õppetund, mida tema lugu meile annab. Õppetund lootusest. Lootusest, et isegi kõige pimedamatel aegadel, isegi kõige ohtlikumatel hetkedel on alati võimalus. Alati lootus. Alati tee edasi. Rüütel ei kaotanud lootust. Isegi siis, kui kõik näis kaotatud. Isegi siis, kui tankid võisid iga hetk tulla. Isegi siis, kui surm oli ukse taga. Ta lootis. Ja see lootus hoidis teda elus. See lootus andis talle jõudu. See lootus muutis ajalugu. Ja see lootus on meis kõigis. Me lihtsalt peame seda leidma. Peame uskuma, et asjad võivad muutuda. Et tulevik võib olla parem kui minevik. Et me võime teha vahet. Ja kui me usume, kui me loodame, kui me tegutseme, siis me võime. Arnold Rüütel uskus. Ta lootis. Ta tegi. Ja tänu temale Eesti on täna vaba. Tänu temale me võime elada vabalt, rääkida vabalt, mõelda vabalt. Tänu temale me võime olla see, kes me oleme. Ja see on pärand, mida me ei tohi kunagi unustada. Pärand julgusest, ohverdusest, lootusest. Pärand, mis näitab meile, et üks inimene võib muuta maailma. Kui tal on julgust. Kui tal on veendumust. Kui tal on armastust. Arnold Rüütel oli selline inimene. Ja me oleme talle igavesti võlgu. Võlgu meie vabaduse eest. Võlgu meie tuleviku eest. Võlgu selle eest, et me võime olla eestlased. Aitäh, Arnold Rüütel. Aitäh selle eest, mida te tegite. Aitäh selle eest, kes te olite. Aitäh selle eest, et te ei andnud alla. Me ei unusta teid kunagi. Kunagi. Ja teie lugu elab edasi. Põlvest põlve. Sajandist sajandisse. Kuni Eesti on vaba. Kuni eestlased on vabad. Kuni me mäletame, kes me oleme ja kust me tuleme. Teie lugu on meie lugu. Teie võitlus on meie võitlus. Teie pärand on meie pärand. Ja me kanname seda uhkusega. Alati. Trellid jätkan stsenaariumi kirjutamist samast kohast. Aga enne kui me paneme punkti sellele loole, on veel üks hetk, millest me peame rääkima. Hetk, mis juhtus palju aastaid hiljem, aga mis näitab, kui sügavalt Arnold Rüütli teod mõjutasid mitte ainult Eestit, vaid kogu piirkonda. See oli hetk 2004 aastal, kui Eesti ühines NATO-ga. Rüütel oli siis president ja ta seisis Tallinnas, vaatas, kuidas NATO lipp tõuseb Toompea lossi kohale ja tema silmis olid pisarad. Hiljem, kui ajakirjanik küsis, miks ta nuttis, vastas Rüütel, ma mõtlesin kõigile neile inimestele, kes ei elanud seda hetke näha. Kes võitlesid, kes ohverdasid, kes uskusid, aga kes surid enne, kui me jõudsime siia. See hetk on nende jaoks. See hetk on nende pärand. Ja need sõnad ütlevad kõik. Sest Rüütel ei mõelnud kunagi ainult endale. Ta mõtles alati teistele. Neile, kes tulid enne teda. Neile, kes võitlesid koos temaga. Neile, kes tulevad pärast teda. NATO-ga ühinemine oli Eesti jaoks tohutu samm. See tähendas, et Eesti ei ole enam üksi. Et kui keegi ründab Eestit, siis ründab ta kogu NATO-t, see tähendas turvalisust, kaitset, kindlust. Aga see tähendas ka vastutust. Vastutust olla osa suuremast perekonnast, olla valmis aitama teisi, olla valmis kaitsma mitte ainult ennast, vaid ka teisi. Ja Rüütel mõistis seda. Ta mõistis, et vabadus ei ole ainult õigus, vaid ka kohustus. Kohustus hoida, kaitsta, ehitada. Ja ta võttis selle kohustuse tõsiselt. Tema presidentuuri ajal tugevdas Eesti oma kaitseväge, arendas oma majandust, ehitas oma institutsioone. Ta ei puhkanud kunagi. Ta ei öelnud kunagi, nüüd on kõik tehtud. Sest ta teadis, et töö ei ole kunagi tehtud. Et alati on midagi, mida saab paremini teha. Aga oli ka hetki, kui Rüütel kahtles.
Hetki, kui ta küsis endalt, kas ta tegi õigesti. Üks selline hetk oli 2007 aastal, kui Eestis toimus pronksiöö rahutused, mis puhkesid pärast Nõukogude sõdurite monumendi teisaldamist Tallinna keskusest. Tänavatel oli vägivalda, poode rüüstati, inimesed said viga. Ja Rüütel istus oma kabinetis, vaatas uudiseid ja küsis endalt, kas me tegime õigesti. Kas me ehitasime tõeliselt ühtsuse? Või ehitasime me lihtsalt uue müüri, uue jaotuse? Need olid rasked küsimused. Küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest Eesti ei olnud täiuslik. Eesti ei ole täiuslik. Seal on probleeme, konflikte, jaotusi. Nagu igas ühiskonnas. Aga Rüütel uskus, et need probleemid saab lahendada. Et dialoog on võimalik. Et ühtsus on võimalik. Kui me oleme valmis kuulama, valmis mõistma, valmis andestama. Ja see oli veel üks õppetund, mida ta meile jättis. Õppetund sellest, et vabadus ei ole lõpp-punkt. See on algus. Algus pikale teele, kus me peame õppima elama koos, töötama koos, ehitama koos. Ja see tee ei ole lihtne. Aga see on võimalik. Kui me ei anna alla. Rüütli presidentuur lõppes 2010 aastal. Ta ei kandideerinud enam, otsustas, et on aeg anda võim üle nooremale põlvkonnale. Ja ta tegi seda väärikalt, rahulikult, ilma draamata. Nagu kõik, mida ta tegi. Ta ei otsinud tähelepanu, ta ei otsinud au. Ta lihtsalt tegi oma tööd ja läksis ära. Aga tema pärand jäi. Ja see pärand on nähtav igal pool Eestis. Nähtav institutsioonis, mida ta aitas ehitada. Nähtav seadustes, mida ta aitas luua. Nähtav inimestes, keda ta inspireeris. Nähtav vabaduses, mida me täna naudime. Aga võib-olla kõige olulisem osa tema pärandist on see, mida me ei näe. See on usk. Usk sellesse, et me suudame. Et me võime. Et me ei pea kartma. See usk elab meie südametes, meie mõtetes, meie tegudes. Ja see usk teeb meist tugevad. Sest vaadake, mis Eesti on saavutanud viimase 32 aasta jooksul. Väike riik, ainult 1,3 miljonit inimest, kes oli 50 aastat okupeeritud, kes oli purustatud, kes oli unustatud. Ja nüüd? Nüüd Eesti on üks edukaimaid riike Euroopas. Digitaalne ühiskond, innovatiivne majandus, tugev haridussüsteem. Eesti on näide teistele. Näide sellest, et väike riik võib olla suur. Et ajalugu ei määra tulevikku. Et me võime muuta oma saatust. Ja see kõik algas sellest, et üks mees, Arnold Rüütel, otsustas jääda. Otsustas võidelda. Otsustas mitte alla anda. See ei olnud ainult tema teene. Aga see algas temast. Ja see on midagi, mida me ei tohi kunagi unustada. Nüüd, kui me oleme jõudnud selle loo lõppu, peame küsima viimast küsimust. Küsimust, mis on võib-olla kõige olulisem. See küsimus on, mida me teeme nüüd? Mida me teeme selle pärandiga, mida Arnold Rüütel meile jättis? Kas me lihtsalt mäletame teda ja läheme edasi? Või kas me teeme midagi rohkemat? Ma arvan, et me peame tegema rohkemat. Me peame elama nii, et tema pärand jääks ellu. Me peame tegema valikuid, mis austavad tema ohverdust. Me peame olema julged, nagu tema oli julge. Me peame olema lootuserikkad, nagu tema oli lootuserikas. Me peame olema valmis seisma üles, nagu tema seisis üles. Sest maailm ei ole muutunud turvalisemaks. Vastupidi. Uued ohud, uued väljakutsed, uued konfliktid. Ja me peame olema valmis. Valmis kaitsma seda, mida me armastame. Valmis võitlema, kui vaja. Valmis ohverdama, kui vaja. Aga me peame ka mäletama, et võitlus ei ole ainult sõjaline. Võitlus on ka igapäevane. Võitlus korruptsiooni vastu. Võitlus ebavõrdsuse vastu. Võitlus vihkamise vastu. Võitlus selle eest, et meie ühiskond oleks õiglane, avatud, kaasav. See on võitlus, mida me kõik peame võitlema. Iga päev. Ja Arnold Rüütli lugu näitab meile, kuidas seda teha. Kuidas olla tugev, aga mitte jõhker. Kuidas olla kindel, aga mitte dogmaatiline. Kuidas olla julge, aga mitte loll, see on tasakaal, mida me peame leidma. Ja see ei ole lihtne. Aga see on võimalik. Nii et kui te tunnete end kaotatud, kui te ei tea, mida teha, kui te kahtlete, mõelge Arnold Rüütlile.
Mõelge tema loole. Mõelge tema valikutele. Ja küsige endalt, mida tema teeks. Kuidas tema tegutseks. Ja siis tehke sama. Te ei pea olema täiuslik. Te ei pea olema kangelane. Te peate lihtsalt olema valmis proovima. Valmis tegutsema. Valmis seisma üles. Ja kui te seda teete, kui me kõik seda teeme, siis me hoiame Arnold Rüütli pärandit elus. Siis me austavad tema ohverdust. Siis me näitame, et tema võitlus ei olnud asjata. Sest lõppkokkuvõttes ei ole ajalugu raamatutes. Ajalugu on meis. Meie valikutes, meie tegudes, meie eludes. Ja me teeme ajalugu iga päev. Kas me teeme head ajalugu või halba ajalugu, see sõltub meist. Arnold Rüütel tegi head ajalugu. Ta näitas meile teed. Nüüd on meie kord kõndida seda teed. Meie kord teha valikuid. Meie kord ehitada tulevikku. Ja kui me seda teeme, kui me oleme julged, kui me ei anna alla, siis me võime olla uhked. Uhked selle üle, kes me oleme. Uhked selle üle, kust me tuleme. Uhked selle üle, kuhu me läheme. Sest me oleme eestlased. Me oleme vaba rahvas. Me oleme rahvas, kes ei andnud kunagi alla. Kes võitles, kes ohverdas, kes uskus. Ja kes võitis. Ja see võit ei ole ainult minevikus. See võit on ka tänapäevas. Ja see võit saab olla ka tulevikus. Kui me oleme valmis võitlema selle eest. Kui me oleme valmis hoidma seda. Kui me oleme valmis ehitama seda. Arnold Rüütel näitas meile, et see on võimalik. Et üks inimene võib muuta kõike. Et väike rahvas võib olla suur. Et lootus võib võita hirmu. Ja see on viimane sõnum, mida tema lugu meile annab. Sõnum lootusest. Lootusest, et isegi kõige pimedamatel aegadel on alati valgus. Alati võimalus. Alati tee edasi. Me lihtsalt peame seda teed leidma. Ja kõndima seda. Koos. Ühtsena. Vabana. Aitäh, Arnold Rüütel, et te näitasite meile seda teed. Me ei unusta teid kunagi. Ja me kõnnime seda teed edasi. Teie auks. Eesti auks. Vabaduse auks. Ja kui tulevased põlvkonnad küsivad, kes oli Arnold Rüütel, siis me vastame, ta oli mees, kes päästis meie riigi. Kes andis meile vabaduse. Kes näitas meile, et üks inimene võib muuta ajalugu. Ja see on kõik, mida me peame teadma. Kõik, mida me peame mäletama. Kõik, mida me peame edasi andma. Arnold Rüütel. Kangelane. Legend. Eestlane. Me ei unusta teid kunagi. Kunagi. Trellid jätkan stsenaariumi kirjutamist samast kohast. Aga on veel üks lugu, mida me peame rääkima enne, kui see kõik lõpeb. Lugu, mis on jäänud peaaegu täielikult varjusse, aga mis võib olla kõige olulisem osa kogu sellest ajaloost. See on lugu sellest, mis juhtus augusti 23. ja 24. päeva vahelisel ööl 1991. aastal. Ööl, mil Arnold Rüütel istus oma kabinetis üksi, telefon käes, oodates kõnet, mis võis muuta kõike. Kell oli 2 öösel. Toompea lossi ümber seisid ikka veel tuhanded inimesed, kuigi oli külm ja hakkas vihma sadama. Nad ei läinud kuhugi. Nad ootasid. Ootasid, et mis saab. Ootasid, kas tankid tulevad. Ootasid, kas see kõik lõpeb rahulikult või verevalamises. Ja Rüütel istus seal üleval, vaatas aknast alla nende peale ja tundis vastutuse raskust. Need inimesed olid seal tema pärast. Tema oli nad sinna kutsunud. Ja kui midagi juhtub, kui keegi saab viga, kui keegi sureb, see on tema süü. Tema lauaarvuti ekraanil vilkusid uudised Moskvast. Putš oli kokku varisemas. Boriss Jeltsin oli tõusnud tanki peale ja kuulutanud putšistid seadusevastaseks. Rahvas oli tulnud tänavatele. Sõjavägi keeldus tulistamast. Kõik näis liikuvat õiges suunas. Aga Rüütel ei usaldanud seda. Ta oli näinud liiga palju, kogenud liiga palju, et uskuda, et asjad võivad lihtsalt lõppeda hästi. Ta teadis, et viimased hetked on kõige ohtlikumad. Sest siis, kui süsteem variseb kokku, ei tea keegi, kes on kontrolli all. Ja keegi, kes ei ole kontrolli all, võib teha meeleheitlikke asju. Kell 2:30 helises telefon. Rüütel võttis selle kohe vastu.
Hääl teises otsas oli tuttav, üks tema kontaktidest Moskvas, mees, kes oli aidanud teda varem, kes oli hoiatanud teda. Arnold Fjodorovitš, ütles mees vene keeles, ma ei tea, kui kaua ma saan veel rääkida. Nad kuulavad kõike. Aga ma pean teile ütlema, on üks üksus, mis ei ole veel saanud käsku peatuda. Nad on teel Tallinna. Ma ei tea, mis on nende missioon, aga ma tean, et nad on relvastatud ja nad on valmis kasutama jõudu. Teil on võib-olla 2 tundi, võib-olla vähem. Tehke, mida te peate tegema. Telefon katkestati. Rüütel istus seal, telefon käes, ja tundis, kuidas tema süda peksles. 2 tundi. Võib-olla vähem. Mis ta pidi tegema? Kas ta pidi evakueerima inimesed? Aga kuhu? Ja kui ta ütleb neile, et nad peavad minema, kas nad lähevad? Või kas nad arvavad, et ta on nõrk, et ta annab alla? Ja kui ta ei ütle midagi, kui ta lihtsalt ootab, ja siis see üksus tuleb ja midagi juhtub, kuidas ta saab elada sellega? Ta helistas oma turvajuhile. Meil on probleem, ütles ta. Võib-olla 2 tundi. Võib-olla vähem. Relvastatud üksus teel siia. Ma ei tea, mis on nende plaan, aga me peame olema valmis. Turvajuht oli vait hetke. Siis ütles ta, Arnold Fjodorovitš, meil on 5 meest. Kui nad tulevad, me ei suuda neid peatada. Aga me proovime. Me teeme kõik, mida saame. Rüütel teadis, et see tähendas. See tähendas, et need 5 meest olid valmis surema. Tema eest. Eesti eest. Aga Rüütel ei tahtnud, et keegi sureks. Ta oli näinud piisavalt surma, piisavalt verd. Ta tahtis, et see kõik lõppeks rahulikult. Aga kuidas? Kuidas peatada midagi, mida ta ei näe, mida ta ei tea, mida ta ei saa kontrollida? Ta tegi otsuse. Ta läks alla, inimeste juurde. Kell oli peaaegu 3 hommikul, aga nad olid ikka seal. 1000 inimesed, seismas vihmas, külmas, aga mitte minemas kuhugi. Kui nad nägid Rüütlit, hakkasid nad aplodeerima. Aga Rüütel ei naeratanud. Ta tõstis käe, palus vaikust. Ja siis ta rääkis. Ma pean teile midagi ütlema, ütles ta. Ma sain just teate, et võib-olla tuleb siia üksus. Relvastatud üksus. Ma ei tea, mis on nende plaan. Ma ei tea, kas nad tulevad rahulikult või kas nad tulevad jõuga. Aga ma tean, et kui nad tulevad ja näevad teid siin, siis võib midagi juhtuda. Midagi halba. Ja ma ei taha, et keegi teist saaks viga. Nii et ma palun teid, minge koju. Minge ohutult. Me oleme juba teinud, mida me pidime tegema. Me oleme näidanud maailmale, et Eesti ei alistu. Nüüd on aeg minna. Aga inimesed ei liikunud. Nad seisid seal, vaatasid teda ja siis üks naine, vanem naine, astus ette. Härra Rüütel, ütles ta, me ei lähe kuhugi. Me oleme siin teie pärast. Me oleme siin Eesti pärast. Ja kui nad tulevad, siis me oleme siin. Koos teiega. Ja teised hakkasid aplodeerima. Ja Rüütel mõistis, et ta ei saa neid sundida minema. Nad olid teinud oma valiku. Nagu tema oli teinud oma valiku. Nii et ta jäi nende juurde. Seisis seal, nende keskel ja ootas. Ootas, kas see üksus tuleb. Ootas, mis saab. Ja tunnid möödusid. 4 hommikul. 5 hommikul. 6 hommikul. Ja midagi ei juhtunud. Üksust ei tulnud. Või kui nad tulid, siis nad nägid 1000 inimesi ja otsustasid mitte tegutseda. Me ei tea. Me ei saa kunagi teada. Aga see öö näitas midagi olulist. See näitas, et Eesti rahvas oli valmis seisma oma juhi kõrval. Valmis riskima. Valmis ohverdama. Ja see andis Rüütlile jõudu. Jõudu jätkata, jõudu võidelda, jõudu mitte kunagi alla anda. Ja see on veel üks õppetund, mida me peame mäletama. Juhid ei saa teha midagi üksi. Nad vajavad oma rahvast. Nad vajavad toetust, usaldust, julgust. Ja kui rahvas on valmis seisma oma juhi kõrval, siis võib juhtuda imelisi asju. Siis võib ajalugu muutuda. Aga see öö näitas ka midagi muud. See näitas, kui habras oli see kõik. Kui lähedal me olime katastroofil. Kui palju sõltus õnnest, juhusest, õigest ajast. Ja see peaks tegema meid alandlikuks.
Sest me ei võitnud sellepärast, et me olime tugevamad või targemad. Me võitsime sellepärast, et meil oli õnne. Ja sellepärast, et olid inimesed nagu Arnold Rüütel, kes olid valmis riskima kõigega. Nüüd, kui me vaatame tagasi sellele ööle, sellele hetkele, peame küsima, mis oleks juhtunud, kui see üksus oleks tulnud. Kui nad oleksid kasutanud jõudu. Kui inimesed oleksid surnud seal Toompea lossi juures. Kas Eesti oleks ikkagi saanud vabaks? Või oleks see lõppenud nagu Tiananmeni väljak Hiinas, veresaunaga, mis lõpetas liikumise? Me ei tea. Ja me ei saa kunagi teada. Aga me teame, et me olime väga lähedal. Väga lähedal sellele, et kõik läheks valesti. Ja see peaks meile meelde tuletama, kui väärtuslik on see, mis meil on, kui habras on vabadus. Kui kergesti see võib kaduda. Ja see peaks meile ka meelde tuletama, et me peame olema valvsad. Alati valvsad. Sest ajalugu ei lõpe. Uued ohud tulevad. Uued väljakutsed ilmuvad. Ja me peame olema valmis. Valmis seisma üles. Valmis kaitsma. Valmis võitlema, kui vaja. Arnold Rüütel oli valmis. Ta oli valmis iga öö, iga päev. Ta elas selle valmisolekuga. Ja see tegi temast kangelase. Mitte see, et ta tegi midagi üleinimlikku, vaid see, et ta oli valmis. Alati valmis. Ja see on viimane õppetund, mida me tema loost saame. Olge valmis. Ärge arvake, et vabadus on igavene. Ärge arvake, et rahu on garanteeritud. Ärge arvake, et ajalugu ei kordu. Olge valmis. Alati valmis. Sest kui te olete valmis, siis te võite tegutseda, kui hetk tuleb. Ja hetk tuleb alati. Võib-olla mitte täna, võib-olla mitte homme, aga ühel päeval. Ja siis te peate olema valmis. Nagu Arnold Rüütel oli valmis 1991. aastal. Ja kui see hetk tuleb, siis mõelge temale. Mõelge tema loole. Mõelge tema valikutele. Ja tehke sama. Olge julged. Olge tugevad. Olge valmis. Ja ärge kunagi andke alla. Sest see on see, mis teeb meist eestlased. See on see, mis teeb meist vabad. See on see, mis teeb meist tugevad. Arnold Rüütel näitas meile seda. Ja me peame seda mäletama. Alati. Nüüd, kui see lugu lõpeb, kui me oleme rääkinud kõigest, mis juhtus, kõigest, mis võis juhtuda, kõigest, mida me õppisime, on aeg öelda hüvasti. Hüvasti Arnold Rüütlile. Hüvasti mehele, kes muutis meie ajalugu. Hüvasti kangelasele, kes ei tahtnud olla kangelane. Aga see ei ole lõpp. See on ainult peatükk. Sest lugu jätkub. Meie lugu. Eesti lugu. Vabaduse lugu. Ja me oleme need, kes kirjutavad järgmist peatükki. Me oleme need, kes otsustavad, mis saab edasi. Me oleme need, kes kannavad pärandit edasi. Nii et kandke seda pärandit uhkusega. Kandke seda julgusega. Kandke seda armastusega. Ja ärge kunagi unustage, kust see tuli. Ärge kunagi unustage neid, kes võitlesid. Ärge kunagi unustage Arnold Rüütlit. Sest tema lugu on meie lugu. Tema võitlus on meie võitlus. Tema pärand on meie pärand. Ja me kanname seda edasi. Põlvest põlve. Sajandist sajandisse. Vabalt. Uhkelt. Eestlastena. Aitäh, Arnold Rüütel. Me ei unusta teid kunagi.